mehed ei nuta. Selle eest, et mehed ei nutaks, kannab hoolt Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kõigile, kes meid vaatavad ja kuulavad, ükspuha mis ajal, ükspuha mis vidinast. Mehed ei nuta eetris, Tarmo Paju Delfist. Tervist. Peep Pahv eriagendina kuskilt, aga meil tuli ka küsimus ja pildid selle kohta, et olla kuskil telesaates ilmselt esinenud. Mis saade see oli? Maskis laulja vist. Õige. Jah, nii et, aga selle teemani me veel jõuame. Jaan Martinson tervist. Delfist, Eesti Päevalehest, igalt poolt mujalt ja kuidagi tüütavaks on hakanud muutuma. Täna on teisipäev, täpselt õige kellaaeg, kell on 11 läbi, nõksa. Ja kuupäev on meil, mis asi, 8. aprill. Jälle õigel ajal, õiges kohas. Õiges kohas, see muutub tüütavaks. See rubilniku mehi ei saa süüdistada, kõik õigel sekundil läheb käima. See on muidugi ime, aga ütleme arvestades seda taset, mida siin ilmutatud, siis ma enne saate lõppu nagu ei hõiskaks. Nii, alustuseks ma küsin teilt mehed, täie tõsidusega, miks te nii käitute? No okei, Tarmost ma saan aru, ta on progressiivne euronoor, aga sina, Peep. Mis ma tegin paha? Mis sa tegid paha? Sinu pärast on meil ju hakkavad nüüd parklates olema need elektripistikud ja tähendab inimene läheb parklasse, poodi, paneb elektriauto pistikusse, rahulikult 7-12 tundi shoppab, sealt tuleb tagasi, auto on kenasti laetud ja kõik see läheb meil maksma. Millest sa mind süüdistad, mina kui eluaegne elektriautode vastane? Oota, kuule, meie peaminister Kristjan Michal, kes oli üks nendest, kes olid selle Euroopa seadusega nõus, mida ta ütles? Et süüdi on kõik meie, kogu ühiskond. Et tema ei ole mitte milleski süüdi. Et kuna 77 eksperti sellele vastu ei vaielnud, aga ta ei hakanud otseselt ka neid täpselt süüdistama, aga ta ütles, et kogu meie ühiskond on selles süüdi, et niisugune jama tekib. Ja sina, Peep, oled ühiskonna liige, mina olen ühiskonna liige. No Peep on väga süüdi, ma arvan kõige rohkem veel süüdi. Me oleme siin saate ajaloos kuulnud igasuguseid asju, see alibi, mida sa üritasid siin praegu välja käia, et ega mina ei ole ju elektriautode suur poolehoidja. No meenutame, kuidas see jada on ju käinud. See on ju käinud kõiki teid pidi. See on siiamaani diisliga, nii nagu õige meest sõitnud. Noh, jah, mäle, automaatkäigukast kas või legendaarne näide selle kohta. Õige mees. See on midagi muud. Kuidas see muud on? See on midagi muud. Ei, kuule, Tarmo. Peame kihla, et Peep ikkagi, mis meil siin, mis eeldatav eluiga umbes on, paarkümmend aastat kindlasti, 30 Peepu puhul ilmselt pikem veel. Peame kihla, et Peep oma eluajal ikkagi soetab endale elektriauto. Jaa, aga kui ta soetab, siis paratamatuses. Ainult paratamatu, õige Jaan. Ainult paratamatu. Defineeri paratamatus. Paratamatu see, et kui keelatakse ära, ütleme, et sa annad ööpimeduses salaja veel nagu päris autoga sõita. No isegi, siis ei ole paratamatu. Ei, aga päeval ei saa enam näiteks, et politsei arreteerib kohe, siis jää midagi muud üle. Ja tegelikult, Tarmo, olgem ausad, eks, tähendab, ma ei ole isegi nende elektriautode peale mõelnud, aga ma olen lugenud hästi palju selle teemalisi artikleid ja olen ka peas väiksed arvutused teinud. Kuulge, kallid inimesed, see läheb ju niivõrd meeletult kalliks, ütleme, punkt 1, mul linnamaja juures ei ole mitte mingisugust laadimispunkti, on ju. Teine asi, maamajas ma saaksin laadida, aga siis ma peaksin amprid juurde ostma, kui üldse see võimalik on, eks ma ei kujuta ette, kui palju see kõik maksma läheb, pluss siis pane siis elektriauto hind veel sinna otsa ja kõike muud niisugust. Et lihtsalt inimeste rahakotti kannata välja, aga kogu küsimus on selles, kuidas me saame olla nõus sedavõrd jaburate Euroopa Liidu reeglitega vaidlemata neile vastu. Ma pakun välja, see on niisugune pool A4, kus on põhipunktid ära toodud. Et mida see meie riigile tähendab, palju see maksma läheb, eks kõik. Ja juba selle pealt seal ei olegi vaja 3000 lehekülge läbi lugeda. Üks väike kokkuvõte, iga üks saab ju aru, et see on täielik jaburdus. Ja mis kõige tottam on, et me oleme Euroopa Liidus, me peame hakkama seda
seda regulatsiooni täitma. Ühesõnaga paigutame sinna siis need laadimispunktid, mida mitte keegi kurat ei kasuta. Ei, mingid tolevankasid ikka on, kes seda kasutavad. Ei, no sa kuule. Suvalises kohas ka võib olla, seal mõni seisab seal kuskil juhtme otsas, aga tervikuna muidugi, mõttetu. Ja eriti veel see, et nagu seal räägitakse, et oleks kiirlaadimispunktid, et tõesti lähed ostad oma leivasaia ära, tuled tagasi auto täis laetud. Aga see on sedavõrd kallis punkt üks seda ja kiirlaadid on ka tarbijale kallid ja see on tõesti, et hinnavõitu võrreldes tavakütusega sa ei saa kiirlaadijaga laadida, pole asja nagu mingit pointi. Aga ei olegi, tähendab, eile just kuulasin kuskilt raadiosaadet. Ta ütles, kui me tõesti selle valmis ehitame, siis me lihtsalt kulutame raha ära asjale, mida mitte keegi kurat ei kasuta. Tähele, progressiivne euronoor on lihtsalt vakkar. Ei ole selles mõttes, kui sa tegelikult tahad teada, mis ma teen, siis mulle meenub eelmisest nädalast see kajastus, aga ma pidin tunnistama või pean tunnistama, et ma ei süvenenud nagu päris lõpuni sinna, et ma läksin, mul on ERR-i artikkel lahti praegu selle kohta, kus ma üritan nagu kiirkorras, nagu 5-korrase helikiirusega korralikult kurssi viia, et suuta paremini vastata, aga nii kiiresti ma hetkel ei saa sellega hakka. Ei saa, seal ei ole võimalik, tähendab mitte midagi positiivset leida ja praegu on ju ka seesama Kristen Michal annab teada, et see on täielik jama ja nüüd tuleb selle vastu kuidagi moodi võitlema hakata. Kuigi ma ei näe lahendust, kuidas see on võimalik. Nii, aga kui juba laekaid avatud sai vaadates, mis maailmas toimub praegu. Peep, kas sa oled ikka veel Trumpi fänn või? Ei, mis mõttes fänn? No sa ei ole mausad, saate arhiivist leiaks kindlasti ikkagi nagu helilõike, mis kinnitavad, et mõned aastad tagasi sa olid seda. Ei tea, mis ta see suur plaan on. Ei, no seda ma küsin, mul on lihtne küsimus, kas sa oled fänn või ei ole? Ei, mina ei ole kellegi fänn, ma iseenda fänn, tead. Jah, ei, aga Tarmo, tee nüüd mulle üks asi selgeks. Ei, mina ei ole mingi tänases maailmas mitte ühega asja selgeks tegija, Jaan. Ma ei tea, kas Tarmo on nagu mingis maailmas nagu pettunud. Ma ei tea, kas maailmas leidub üldse enam mõni inimene, kes midagi selgeks teeb. Ükskõik kellele, kusjuures. Ei, kusjuures nagu see... Jaan võib-olla ise. Ei, no aga see Trump ütles väga otse, et ma olen Ameerika president ja mina pean tegema kõik selleks, et ameeriklastel oleks hea olla. Arvad, et nüüd hakkab hea või? No nagu sa tead, eks tulemus selgub alati mängu lõpus. Ega sa ju mängu alguses ei saa ju öelda, et kas see on ameeriklaste eelkõige jällegi, ma rõhutan, ameeriklastele kasulik või mitte. Ja sellest ma olen Jaaniga nõus, et pool libamisi vastata su küsimusele, et ega mina ei tea nagu Ameerika elust eriti midagi rohkem kui siit meediast loed, eks ole, mul ei ole seda eriti tuttavaid kelle käest küsida või rääkida või on tuttavaid, aga pole jutuks olnud, eks ole, aga mina arvan ka, et iga mees ajab ikka nagu oma asja, et tal selle hea oleks, et nii nagu ma tahaks, et me siin Eestis ajaks sellist asja, et me siin Eestis oleks hea, nii peavad ju ameeriklased ajama asja nii, et Ameerikas oleks hea ja ma niisugune majandusprofessor ei ole, eks ole, et kuidas need mingid tollitariifid nüüd täpselt seal seda Ameerika majandust mõjutavad siin, aga võib-olla siis ikkagi ega see Trump päris jättes nüüd mingi fännamist kõrlega, päris loll mees ju ka olla ei saa, et kuidas see president näitab. Saab ikka olla. Aga kuidas see presidendiks näitab? Mis see ei ole mingi näitaja? Mis see ei ole mingi näitaja, sa ei ole president ju. Mis? Kas rumalus või tarkus, sellel on päris mitu kihti siin? Ei, seda küll, aga mingi, kuule, sa ei saa olla... No maailma asjades on ta, mingites asjades on ta ikka nagu päris rumal. Missugust valeta kohati välja ajab ikkagi. Segast ajab ta küll, selle vastu ma ei vaidle, eks ole. Aga mis maailma asjad, me räägime praegu Ameerika asjad. Või kas kui Ameerika huvides on teha Kanada oma järgmiseks osariigiks või Gröönimaa endale võtta, siis okei. Ei, ta ei ole okei, aga see on Ameerikale kasulik. Tema teeb nii, nagu on Ameerikale kasulik, see on täpselt see, mida peab meie valitsus ja kõik meie juhid peavad ka tegema kõik nii, et see on Eestile kasulik. Ja kindlasti näiteks võtame selle sama paganama parklate elektrifitseerimise, see ei ole Eestile kasulik. Aga ometi mikski pärast me teeme asju, mis on Eestile kahjulikud. Ja see sama Kristen Michal on seda teinud. Kas tema on tark mees või? Kas ta ei aja pläusti, kui ta ütleb, et süüdi on kõik teised, aga mitte tema. Ehk siis meil on ühine vastutus.
et samamoodi Tarmo, sina oled süüdi ja Peep ja mina ka olen süüdi. Kas see ei ole pläusti ajamine või? No muidugi oleme, me oleme ju ikkagi valinud. Eesti on demokraatlik riik. Millal ütles, et me oleme süüdi, et me teda valisime. Kõik, kes me, jah, täpselt, et kõik, mis iganes, mis otsuse on teinud erinevad meie valitsejad, lõpuks oleme meie süüdi, sest meie oleme nad kõik valinud. No jaa, aga mis me siis Trumpi süüdistame? Süüdistame siis ameeriklasi, et nad Trumpi valisid. Jah. Noh, millest see Trump siis süüdi? Ühesõnaga tundub ikka varjatud fännlust ja mitte nii varjatud, siin ikka laua taga on veel. Mis fändus, me räägime nagu asjast, Jaan sõnastas väga hästi selle. Et vaatame, kui ameeriklaste elu läheb sellest paremaks ja Euroopa ja Hiina ja kogu maailma elu kehvemaks, siis Trump ajab oma agendat ja täpselt see, mida ta ameeriklastele lubas. Et Ameerikas läheb elu paremaks. Kõik punkt. Okay. Ta ei pea muretsema mingi Hiina, Venemaa, Ukraina, Eesti pärast. Absoluutselt null vajadust. Et kui kogu maakera on ühel hetkel Ameerika Ühendriigid ja siis tõstad mütsi maha lihtsalt, et näed, läks paremaks. Ei, ma ei tõsta mütsi maha, aga ütle nüüd, Tarmo, kui Ameerika võtabki tõesti kogu maailma üle ja Eestis on ühtäkki keskmine palk nagu Ameerikas, eks umbes 5-6 tuhat eurot. Kas on halb siis meile või? Kas on 5-6 tuhat eurot keskmine? No umbes sinna kanti oli. Kindel? Ei, ma ei ole kindel, aga kuskil, tähendab ühesõnaga väga korral. Ma eelistan Eesti Vabariigis elada tõesti. Jah. Ei, selle Jaani teooriaga ma ei suhtu ka praegu kaasa minna muidugi, et Ameerika võtab üle. Seda ma kindlasti ei taha, et keegi siin midagi üle võtab, ei üks, teine ega kolmas ega neljas. Et katsume siin ikka oma Eesti asja ajada. See on aga see point. Jah. Ja lõpetame selle jama ära ja loodame, et maailmas ikkagi loksuvad asjad paika ja korda, aga see, mis seal toimub, see on ikka... Ma loodan, et su pensionivara on ikka kuskilt indeksitest välja võetud. No nagu öeldi, et ärge tõmmelge, täna hakkasid Aasias... Küll nad hakkavad tõusma selle jälle, ma ei ole ka mingi ekspert, aga elu on näidanud, et igale langusele järgneb tõuseks. Ei, no küsimus on lihtsalt ajaperspektiivis, et tundub, et see nii-öelda tollisõda või mis iganes, et see siit kindlasti nagu loetud päevadega ära ei kao maailmast. No väga kiirelt kadus ju, eelmine kord, kui oli Mehhikole ja kellele Hiinale tollid, siis oli 2-3 päeva hiljem ja võeti see kõik tagasi ja hakati läbi rääkima ja kõik see, ja kui juures täna Aasia fondid hakkasid juba tõusma, nii et aktsiad hakkasid tõusma, aga jah, et keegi ju sõnastas väga hästi see, et kui tavaliselt võiks vaadata, et meie perspektiivist vaatame, et maailm muutub 10, 20, 30 aastaga oluliselt, siis siin piisas 3 nädalast, kui maailm on hoopis teine, kui ta enne oli. Kahjuks küll. Kuule, aga lähme nüüd spordi juurde ja ma vist võin minna välja värsket õhku hingama sellepärast, et esiteks kohe jutt korvpallist ja BC Kalev Cramo peab siis Eesti-Läti ühisliigas täna vist otsustava mängu Läti Selli vastu ja esimene mäng võideti, teine saadi võõral väljakul tappa ja selle, nagu ma saan aru, kodus ei ole tänavu kordagi kaotanud, eks. Et paras karu koobas. Aga ma natuke parandan sind, selline otseselt nagu karu koobas ei ole, küll enamus kodumänge on pidanud seal vanas legendaarses Taugava spordihoones, mis natuke visuaalilt meenutab ka Kalevi spordihalli tegelikult, siukse kaar ja sellega ja kus on omal ajal mängitud päris palju igast suuri mänge ja asju, aga samas Selli on viinud mängiga mööda Lätit laiali, et tegelikult nende kodumängud on toimunud ka mujal saalis ja Lätis see on üldse suhteliselt nagu tundub nagu levinud, ütleme just nende Riia satside hulgas, et KVF
on oma kodumänge laiali vedanud, aga jah, kodus on tõesti nii-öelda kodus või siis oma kodumängud on selli kõik võitnud. Nii, aga noh, kodumäng kodumänguks, et tegelikult me nägime ka seeria esimeses mängus, mis toimus siin Tallinnas, et nad ei ole lihtsalt ainult hea kodumeeskond, vaid nad mängivadki päris ägedat korvpalli ausalt öeldes. Ma pean tunnistama, et ma tavahooaja käigus nagu ma ei sattunud liiga palju Riia Sellit vaatama. Ma mäletan mingit mängu, kui Tartu võitis neid sügisel ja mõnda mängu. See oli veel ebaõnnestunud, siin käik nad said 2 kaotust järjest. Just, see ei olnud ka päris see sama Selli veel, et seal tänavakossu mehed olid puudu veel. Või 3x3 kossu. Ei, no tänavakossu. Aga neil oli toona see väga hea Ameerika satsis. Ja no neil ei olnud ka siis Freimanist, eks ole. Just. Aga neil oli 2 ameeriklast toona, me ise mängisime ka suht hooaja algus nendega võõrsil. Meil oli ka päris hea mäng, me 4. algus juhtisime samas legendaarsest Taugava spordijoones, aga siis neil olid need mõlemad mustad, aga no see taumine ameeriklane oli muidugi suke lahja, et seepärast meie mängu või mõni mäng hiljem saadetigi minema, aga nüüd on toodud neil muidugi ikkagi häid mehi, aga ma tahtsin sulle võtta, et sa pole palju üritanud näidata. Ma tahtsin jõuda selle jutuga sinna, et nüüd Tartu seeriaga ja nüüd Kalev Cramo mänge vaadates on olnud võimalik nagu päriselt pikalt jälgida ka. Ja ausalt öeldes äärmiselt sümpaatset korvpalli mängiv sats, ma olin nagu vastane küll, aga meeldivalt üllatunud, kui agressiivselt saab mängida, kui ühtne saab üks meeskond olla, et ta nagu eristub päris paljude asjadega sellisest keskmiselt kulgevast korvpallimeeskonnast, et väga palju sümpaatseid selliseid märke, kas või see, mismoodi üks sellimees kukub maha ja kuidas kõik jooksevad põhimõtteliselt, kes esimesena jõuab üles aitama, sellised pisikesed asjad, või siis seesama, me meenutasime siin Tartu seeria lõpulahendust, kus siis 2 korda Tartu mehed jäid ju pallist ilma siis oma korvi all. Ja kui sa nüüd vaatad kas või seda sama Kalev Cramo seeriat, siis jällegi ma ütlen, need ei olnud väga juhuslikud olukorrad, sest Selli ongi päris ebamugav. Suudabki näiteks pallimängu panekut muuta igas saali otsas põhimõtteliselt päris ebamugavaks, et tundub, et seal treener Umbraško eest tuleb päris palju ka mütsi maha võtta nii selle satsi kokkupaneku kui ka siis reaalselt selle treeneri töö eest, kuidas ta on selle satsi mängima pannud. Nojah, selle satsi erinev väärtus minu silmis on see, et tegemist on sisuliselt nagu Läti meestega, eks ole, et seal on üks legionär praegu, eks ole. Et see on nagu kihvt ja samas need tüübid, kes sinna on saadud, on ka nagu ägedad vennad, et sealt paljud lätlased, ma tean, varasemast mujalt klubidest, eks ole, teadupärast see Selli ju eelmine aasta tekkis, pandi kokku ja tegelikult nad olid juba eelmine aasta siuke huvitav ja tore võistkond, üldse see on siuke teistsugune klubi oma sellest kontseptsioonilt ja kõik see turunduspool ja nii edasi. Aga see turunduseks, et meid nagu huvitab rohkem, või mind huvitab rohkem see, mis nagu platsil toimub ja tead mängusest on nad mulle kogu aeg meeldinud, et ütleme, oma võimaluste piires on nad suutnud luua nendele Läti mängijatele sellised tingimused, Läti selline, kuidas ma ütlen, kui me võrdleme, vaata, et kogu aeg peetakse Läti esiklubi on Riia VEF, eks ole. Aga Riia VEF-is ei ole nagu häid oma lätlasi tegelikult, selliseid nooremapoolseid, tugevaid, et sinna on toodud mingid mehi, aga peamiselt tugineb ikka nagu välismaalastele. Aga Selli on suutnud luua sellised tingimused, kuhu need Läti vennad on tahtnud minna. Võtame need noored, ütleme see Skuja, Viksne, eks ole, sellised noorema põlve Persins, eks ole, Helmanis, kõik sellised hakkavad alles parimasse mängumehe ikka jõudma, need on kõik sellised alla 25-aastased või 25-aastased mängumehed, et need on tahtnud sinna võistkonda minna ja see on ikkagi väga, väga kõva jõud, kui sul on sellised mehed olemas. Ja mängivad tõesti head korvpalli ka, et kui ütleme vaadata, siis ta on siuke mõnus korvpall, et ta ei ole siuke liiga tihke ega ei ole ka siuke liiga siuke suvaline edasi-tagasi plõmmimine, aga on siuke mõnus mängija ja mis selle võistkonna pluss on veel see, et seal on nagu erinevad mängijad, kes suudavad mingil hetkel seal mängu ära teha, meie vastu tegi näiteks Persitsist, võttis ühel hetkel, pani 3 rünnakut järjest rünnaku ja lõpus 3 sisse ja oligi
eduseisust olime järsku kaotusseisus ja nii see lihtsalt läkski ja seal praegu seeras on ka välja tulnud erinevad mehed ja kui ütleme, Viksne ühes mängus vajus kuskil täiesti ära, siis teises mängus oli jälle väga hea, eks ole, ja nii seal on, et seal on niisugust sügavust ja on kogemust ja kõiki asju, et selles suhtes väga äge vaadata. Aga no nüüd on muidugi tänase mängu eel võtmeküsimus, et mis seisus see Skuja põlv on, et kas kui Skuja ei saa mängida, no siin on muidugi palju raskem, sest et Skuja on ikkagi selline üks võtmeroll etendav mängija, aga ma ei arva seda, et kui teda pole, et siis Selli, et siis Kalevil see on nagu mingi lihtne jalutuskäik, et kaugel sellest, et Sellil on seal tegelikult neid vendi veel, kes saavad ka tagaliinis seda rolli enda õlule võtta. Ja see on ka selline ohtlik, natukene psühholoogiliselt ohtlik olukord siis teise satsi jaoks tihti, kus ühe mehe puudumine väga tähtsa mängija puudumine vastasel eris, seal võib anda igasugust efekti põhimõtteliselt, keegi teine tõuseb esile, vastaste pool hakkab natukene seal mõtlema, et ahah, okei, siin väikene nagu minu favoriidi staatus natukene kerkis veel või me oleme näinud spordi ajaloos piisavalt palju selliseid olukordi, kus need asjad niimoodi on päädinud, et minu tunne selle kahe mängu järel on ikkagi pannes kahe mängu dünaamika kokku, kus ka esimeses võit tuli Kalev Cramole ikkagi suhteliselt raskelt, et siin otsustavas mängus natuke oleks vaja juurde panna ikkagi, kuskilt mingitelt meestelt ka individuaalses plaanis natukene oleks vaja nagu juurde, et kas Vaaks on natuke võib-olla üksi olnud siin rünnakute lõpetajana, et Gregor Hermeti poole vaataks kindlasti päris palju üks potentsiaalne mees, kes ma arvan võiks olla ootaks, kes nii ise ootaks, kui ka ma arvan meeskond ja treenerid ootaks temalt natukene rohkem ja Lemet Pökler näiteks tundub on kuidagi väga marginaalseks tema roll seal läinud, et ta nagu üldse ei leia nagu neid kohti üles, kus oleks mõistlik tal otsida X või Y lahendusi üldse väljakul. Ja ma ütleks, et Vaaks üksi on jäänud, ütleme teised jälle võib-olla nii hästi õnnestunud, aga Vaaks on muidugi mänginud väga hästi, siin temast ei olegi mõtet võib-olla rääkida, et sellest on õigus, et seal keegi peab tõusma veel juurde ja ma olen sinuga nõus, et kui siin väga palju on Gregor Hermetist räägitud, kui selle liiga ühest parimast eestlasest mängijast ja nii edasi, siis ütleme, senistes mängudes ei ole veel päris esile tulnud, et samas tal on kõik sellest nagu olemas, et selles otsustavas mängus tulla ja teha seda, mis nii-öelda vaja on, et tema ja Kaugi-Anjani roll on kindlasti väga oluline, et kuidas ütleme, Riia mängus ta ei olnud võib-olla väga hea soos ja seal eks see Selli kaitse mängis seal ka oma rolli, aga jah, ütleme tema ka üks niisugune mees, kes tegelikult tähtsaid mänge on Kalevi poolel ikkagi otsustanud ja teinud, et ma arvan, et nende kahe mehe poole peaks eelkõige vaatama, ma ei usu, et nüüd nii tähtsas mängus on mingi päris üllatusmees, okei, Kuuba seal seeria esimeses mängus tegi kõva mängu, ta kõik tubli, eks ole, ja sama on seal võib-olla mõne muu mehe või Pöklerid ja mehed ka, eks ole, aga ütleme sellises mängus, mis on nagu nüüd nii-öelda võta või jäta või elu või surma peale, eks ole, siis seal ikkagi ta üldjuhul kerkivad esile need kogenud mehed, kes on selliseid mänge väga palju mänginud ja ma usun, et just need Kaugi-Ainen ja Hermet on need, kelle peale peaks lootma ja võib-olla seal Torbek Kurbas veel ka sellised vanemad mehed, kes ütleme mingi rollina kindlasti saavad ka just sellises mängus võib-olla rohkem juurde anda kui mõni noorem mees. Jah, aga üks milles ma arvan päris kindel olla, et seda Selli oma selle väga agressiivse joonega, sellise, kus kogu aeg on tunne, et käed on vahel ja kogu aeg on tunne, et palliga ei ole lihtne hakkama saada, et sellega tuleb kindlasti uuesti peale. Skujal on selles väga tähtis roll, et seal ongi, et kuidas nad selle ära lahendavad, et ütleme, et võib-olla see Skuja, see agressiivne kaitse ja see on isegi võib-olla mõnes mõttes isegi olulisem selline, kui see kuigi rünnaku pool on ta ka väga oluline mängija muidugi. Et siin Eestis vaata, me oleme harjunud mõtlema Kalev Cramost kui sellisest satsist, kes lämmatab sellisel moel siin kodused rivaalid lõpuks neljandaks veerandajaks kuidagi moodi nagu ära, aga siin nad on kohanud nüüd, ma ütleks isegi natukene kraadi kangemat versiooni sellest samast asjast. Jah, nii on, jah. Nii, vahetame teemat, räägime
jalgpallist, mitte küll liiga palju jalgpalli mängimisest, aga rohkem sellest, mis toimub jalgpalli ümber. Aivar Pohlak on olnud keskne figuur siin viimasel nädalal erinevate uudiste kaudu, alustades siis sellest, et ta valiti UEFA täitevkomitee liikmeks, mis siis võiks justkui olla päris korralik trump äkki ka kodustel jalgpalliliidu presidendi valimistel, et ikkagi kõrgel kohal mõjuisik ja nii edasi, nii edasi. Siis on Ragnar Klavan siin vahepeal teatega välja tulnud, et tal on väidetavalt juba 40 toetajat olema nendeks presidendi valimisteks, mille Pohlak omalt poolt on siis ütleme siis lihtsalt väljendudes natukene ümber sõnastades välja naernud. Ja eelmisel nädalal ilmus Eesti Ekspressis ka põnev artikkel sellest, kuidas Aivar Pohlak nii ajaloos kui ka lähiajaloos on jalgpalliliidu presidendina väidetavalt sekkunud ikkagi sellisesse kohta jooksvas operatiivtöös nagu kohtunike määramine või mõne kohtuniku nii-öelda musta nimekirja tõstmine. No kui hakata alguses pihta, siis see, et Pohlakust sai täitevkomitee liige, et see on tegelikult kõva sõna. See on väga kõva sõna. Sest me räägime ikkagi jalgpallist, mis on tõesti maailmamäng ja nüüd Euroopa Jalgpalliliidu üks juhtorganitest, üks inimene juhtorganitest on meie mees, see näitab see, et ta peab olema ikkagi nii maailmas kui Euroopas tuntud persoon, siin on suvalisi jorsse ilmselt ei valita. Tegelikult mul on omamoodi küsimus, et miks ta varem sinna ei kandideerinud, aga ju siis oli sellel mingi põhjus, et ma kujutan ette, et ka varasematel aastatel ta oleks selle koha saanud. Et selles mõttes on äge ja palk pole ka paha ju. 190,000 euri aastas. Aga kas te sellest saite aru, miks ta pidas siis vajalikuks rõhutada, et tegelikult ma enne ei teadnudki, et seal palk on. Nägite intervjuus seda kohta ikka või? Küsimus oli, kas see on palgaline ja siis ta vastas, jah on, aga ma sain sellest teada alles pärast seda, kui... Aga see ei ole tal tähtis. Ei, aga raha on ikkagi. See proaktiivselt tähelepanu juhtimine oli selline huvitav. Aga vaat see on selline asi, et ilmselt ta kartis, et sealt hakati urgitsema nagu teada, siis kohe tõmbas urgitsema, ma ei teadnud seda, ei olnud. Ei, aga võib-olla tõesti ta ei tea. Kas sa teadsid, kui sa läksid Delfis tööle, et seda palka ka saab või? No kui, ütleme niimoodi, kui ma peaksin 4 korda aastas Delfis käima tööl, siis ma selle eest väga ei eeldaks palka ja kui saaks seal kohvi juua ja lõunat ja kommi võib-olla saad karmist võtta, et see oleks okei. Kas see sekretäri seljade kapis on ikka see kommi karp? No põhimõtteliselt on jah, eks me sealt ikka nahistame. Nii, aga ei, selles mõttes on Pohlak nüüd kõvamees. Nii, võtame järgmise punkti. Nagu ta ütleb, et Ragnar Klavanil ei ole 40 toetajat koos ja seda muide kinnitasid ka mitmed nii-öelda teised, kes ütlesid, et jah, nad andsid Klavanile hääle, aga sellepärast, et ta saaks oma hääled kokku ja läheks sinna presidendi valimiste mängu, aga me ei tea veel, kas me teda presidendi valimistel toetame või mitte. Et sellepärast, kui tal oleks 40 häält koos, kindlalt, kõik, punkt, et mul on 40 häält olemas, siis see oleks ju päris kõva sõna, sest seal nõks pealt 100 on neid valijaid. Ja kes see täpselt seda pilti nüüd teab siin, eks seal on saladuse loori ka palju juures, aga teisest küljest ei pea pealkirjadesse päris kinni jääma, et kas või see Kuno Tehva kommentaar oli selline, kus pealkiri viitas ühte, aga kui lugu lugesid, siis tegelikult ei pidanud ta seda siiski ka väga ebarealistlikuks, et Klavan 40 häält võib kenasti kokku saada, nii et selles mõttes on pilt nagu segane ikkagi. Aga selgelt tundub, et natukene on siin ka sellist lähed susid natukene sipelga pesa näiteks mingi orgiga, et siis ikka hakkab nagu üht-teist juhtuma ja mingit pärle hakkab ka kuskilt pudenema, millest siis kinni hakata, et eks ta selles mõttes natukene see 40 numbri väljakäimine just natukene seda eesmärki nagu kandis ka, ma kahtlustan, et Pohlak pidi reageerima natukene ja jälle lamentima seal ja endale omase stiilis pigem nagu natukene alavääristades teist poolt ja siis ümbritsevad saavad siis vaadata, et kas see nagu
oli see nüüd vajalik või mitte? jah, no tegelikult ütleme niimoodi, kui ma peaksin kihla vedama ükstapuha kas 1 sendi või siis oma suvemaja peale, paneks igal juhul ikkagi panused Aivar Pohlakule ja suuresti ka sellepärast just, et ta sai sinna UEFA täitekomiteesse, et see on ikka piisav. Muuseas, Tarmo, sa praegu alahindad, sa ei tunne nagu ütleme inimesi nagu tead. Sa oled siuke omas mingis mahlas kogu aeg. Et see on väga kõva argument, ütleme, siukestele väikstele klubidele, kes mõtled, ossa pagan, ta siis juukse koha peal, no kurat, ta on hea mees, ta on hea mees. Ei, minu küsimus oli pigem, kas see peaks olema? Ei, kas peaks olema, ma ütlen, see on selge argument. Ei, selles ma ei kahtle, aga minu küsimus ju kahtlus oli pigem, et kas see peaks olema, kas see peaks olema see argument, mille baasil ma selle, kui ma olen Jalgpalliliidu liige, aga mingil määral, miks ka mitte, aga kas see ei ole kõva meie näitajate sinna sai või? Kindlasti on kõva, lihtsalt kas see on nagu see, mis peaks olema põhiargument? Ei, jutt ei ole põhiargumendis, aga kui sa oled kaalukausil, eks? Täpselt, et kui sa kaalud seda ja sa vaatad, okei, Klaav on tore mees, mängis jalgad kõik, kõrgel tasemel nüüd tahab saada uus noor mees, kuule, aga tal on veel aega, tead, Aivar on siin ikka teinud ja olnud, nüüd sai sinna UEFA-sse ka, kõva vend ikka jätkuvalt jaksab teha, tahab teha, eks ole. Näed, saime siin mingid pallid võib-olla või mingi aitas meil jooned platsi peale tõmmata, tead, kuule, ma panen ikka Aivarile, ja nii see, usu mind, nii see läheb. Ei, selles ma ei kahtlegi, et see nii läheb, selles osas ma olen täitsa nõus. Kusjuures tegelikult on ju see, et see nii-öelda täitekomitee on liiga kõrge organ, kuigi ma ei tea, jällegi ma räägin asjadest, mida ei tea, aga vähemalt tundub nii, et on liiga kõrge organ selle jaoks, et teha midagi konkreetselt Eesti jalgpalli heaks sellel juhtpositsioonil olles. Aga samas mine sa tea ja sa kujuta ette, kui Pohlak tuleb, nüüd tähendab see, kas tuleb programm või siis kas või valimiste eelne kõne ja ta ütleb, et tänu sellele ametikohale ma saan teha seda. Eesti jaoks. Et miks mitte. Aga mind huvitab rohkem nüüd see, et mis need Klaavani vastukäigud nagu on sellele? No tahaks näha. Et ei ole nagu, jällegi, ma nagu ootan kogu aeg, et millal nüüd mingid käigud nagu tulevad, okei, ütles ära, mul on siin 40 häält, tore. Nii, aga tahaks nagu näha mingeid samme, mingeid tegusid, mingeid asju, mis tõstaks ta üldse sinna nagu konkurentsi, et ma nagu elan nagu Klaavanile selles suhtes nagu kaasa, et ma nagu ootan kogu aeg, midagi tuleks, aga millal siis tuleb, ma tahaks teha. Küllap tuleb, ma julgen üsna kindel olla, et küllap tuleb, et nüüd on ju kuupäev paigas. Aga väga palju aega pole enam. No minu jaoks on kõige tähtsam see programm ja kusjuures täpne põhjalik programm, kuidas seda ellu viia. No jaa, vaata, seda peaks hakkama ikka võimalik, minu arust ma räägin, ma ei ole jälle mingi valimisspetsialist muidugi, et ma saan aru, et tal on seal abiks kindlasti nagu kõvemad valimismehed, aga minu arust, kui sa nagu uue tulijana täitsa tuled, sa peaks seda programmi hakkama ikkagi nagu taguma, sest praegult on ju Pohlak asjad on kogu aeg on igal pool, kogu aeg igal pool on, et nagu kõik nagu teavad, on mingi teine kandidaat, aga midagi me ei tea, kuidas, mismoodi, väga üldsõnaline kõik see asjad, et minu arust nagu praegu on nagu viimane aeg arvestada, et siin on jääb poolteist kuud umbes vist, et viimane aeg on nagu hakata nüüd nagu kõvasti pressima seda oma agendat ka. Võimalik, et see eelmise nädala tulek oligi nii-öelda see ei olnud midagi. Ei, see ei olnud midagi, suures plaanis midagi, aga võimalik, et see oligi mingisuguse nii-öelda plaani algpunkt võib-olla siis selle plaani, mis sõltus sellest, et okei, saame selle kuupäeva ka paika ühel hetkel ja siis hakkame mingid ajagraafikud aga nüüd on jälle, ütleme sellest on jälle nii palju aega möödas, midagi pole vahepeal toimunud. Mis ta on, mingi 5-6 päeva? 5-6 päeva, väga pikk aeg ju. Ma ütlesin, et enne saate algust ka, see on nagu tüüpiline Tarmo, et ühtegi asja nagu tehtud ei saa, ikka venitab iga asjaga, samamoodi nüüd ka 5-6 päeva, see on üüratu aeg, see on üüratu, kohe praegu, praegu tuleb tegutseda, praegu otsustame ära mingi asja, praegu teeme selle asja, ja minu arvates on kõige tähtsam asi, on just see sama nii-öelda programm Eesti jalgpalli muutmiseks selleks, et jõutakse taas FIFA edetabelis 50 sekka ja seal peaks olema kõik realistlikult paigas. Ehk siis inimene, kes kahtleb
või isegi tahab Pohlakut valida, eks. Me kõik teame, kuidas Pohlaku juures asjad kulgevad, eks, palju kriitikat tehakse paremale vasakule, asjad on nii, nagu on. Ja siis võtab selle paberi ja hakkab lugema. Nii, noorte jalgpalli arendamine. Mina teeksin seda, teist, kolmandat, kuidas ma toon neid treenerid kas siia või siis kuidas arendaksin meie treenereid, kuidas ma muudaksin seda noorte mängijate süsteemi selleks, et talendid saaksid särada, nii edasi, nii edasi. Vastaksin sellele samale, vaata see meil oli ju see Eesti noorte jalgpalli probleemid, eks, et kes see Martin Reim ja kes see seal veel kõik rääkisid. Ja tooksingi ära, et vot näed nii. Ja see võtaks meile aega 5, 6, 7 aastat, et siis oleks asjad nii, seal teeksin nii, koondise juures kõik selle, need U-koondiste puhul teeksin nii, naiste jalgpalli puhul teeksin nii ja kõik peaks olema realistlik, kõik peaks olema kaetud ka rahadega. Ja vot siis tõesti jalgpalliklubi vend loeb ja ütleb, et pagan. Ta räägib õiget juttu ja näed, see on täiesti realistlik ja kõik ja meil on ka näed niisugune probleem noortes, aga vaata näed, siin on lahendus ju olemas. Jah, aga huvitav on see, seda kuulates, et ma olen nõus sellega, seda ongi vaja absoluutselt, aga et Pohlakult ei oota ja nõua seda keegi, et mida ma teen kas täpselt samamoodi või teistmoodi edaspidi, et mis iganes kohal me siin oleme praegu 120 või kuskil seal, et me 5 aasta pärast oleksime kõrgemal. Eks ikka nõutakse, ma arvan, ütleme, kui mina oleks valija, mina küll nõuaks nagu. Aga kas ta selle valija, aga mina arvan küll, et see ei, see ei ole ainult valija, see on ka samamoodi avalikkus avalikkus ei puutu asjasse tegelikult. Miks ei puutu, jalgpalli fänn ei puutu asjasse? Ei, muidugi ei puutu, siis nemad ei vali ju midagi. Ei, nemad lõpuks on need, kellele, ma ei tea, lapsed käivad klubis X, kes käivad pealt vaatamas ja valivad ju ikkagi need klubid, et selles suhtes alati on tegelikult need igast avalikud mingid debatid ja asjad on nagu see on selline mulje nagu show, mis käib selle asja ümber, aga sisusse see ei puutu, et see, kelleni sa pead jõudma, on ikkagi need, ma ei tea, mitu liiget see jalgpalliliidus on, eks ole, need, kes valivad, nendel jalgpallidu liikmetele on see, kellele sa pead oma selle asjaga jõudma. See, mis sa siin avalikult räägid või oled või see ei mängi nagu nii suurt rolli, sest et inimene, kes läheb nagu hääletama, üldjuhul ta ikkagi, ta ei tee nagu selle, ma ei tea, Delfist lugesin, et see oli nii ja seal ma ei tea, seal Pohlaku kohta nii ja Klaavan, loeb ikka see, mis neile otse, mida nad teavad, mis nende klubi heaks või Eesti jalgpalli heaks tervikuna läheb paremaks ja nemad hääletavad, mitte see üldsus ei hääletanud. No üleminek on muidugi selles mõttes hea ja sujuv, et kui avalikkusest rääkida, siis seesama Eesti Ekspressi artikkel oli miski, mis tuli avalikkuse ette eelmisel nädalal. Miski pärast mul on tunne, et päriselt see lõpuks ühegi valija meelt või kindlasti tundeid ei mõjuta, kuigi kui nüüd mõtlema hakata, siis ikka asjad nagu peaksid nii käima. See ongi nii, selles on õigus, et need, kes on Pohlaku vastu, need on nagu niide vastu ja need kurvad Ivanames, eks ole, eks seda poolt, kuule, ne. Kogu aeg on nii käinud, ongi normaalne. Ja ta ongi president, tema ongi A ja O, mis siin teiste poolest midagi kobiseda. Ja, aga tegelikult, kui me nüüd räägime need artiklid ei muuda mitte midagi. Kui me räägime nüüd tegelikult sellest artiklist, kus väidetakse, et Aivar Pohlak on siis oma mõjuvõimuga kohtunikke nii-öelda määranud või siis keelanud vilistada teatud mänge. Te kujutage ette, kui Inglismaal või Hispaanias või Itaalias või kas või Portugalis oleks tulnud niisugune artikkel. Ei, see meil oleks läinud ammu juba. Ammu, muidugi, aga see ongi see vahe. Nii, aga sealt, mis oleks järgnenud, sealt oleks järgnenud skandaal, millest kirjutatakse iga pagana päev ja kõik jalgpalli ajakirjanikud otsiks tõendeid, otsiks nii-öelda jätku sellele lugudele. Aga midagi pole juhtunud ju. Aga meil ei ole kõik. Jalgpalli ajakirjanikul on täiesti vait, absoluutselt. Ja kusjuures keegi seal rääkis ka, ütles, et jalgpalli ajakirjanik ütles, et ei ole tõendeid ja sellepärast lugu, et kes see peab tõendeid otsima, taevane arm. Kas onu Vasja Lasnamäe? Kus sa selle Vasjani jõudsid? Ei, no hea näide, aga mul just, ma kuulasin siin eile õhtul ja täna õhtul või täna hommikul, vabandust,
kuulasin siin värskeid jalgpalli podcast'e ka ja selles pikk etteversioonis seal hakkas ka kõlama see sama jutt natukene, mida sa mainisid siin, et noh, ei ole ju tõendeid ja ega kohtunikud saavadki vanaks ja hakkavad kehvasti vilistama ja mingit sellist juttu tuli natukene ka. Ja see oli siis hästi suures kontrastis seal samas saates sellega, kuidas Markus Jürgenson, kes on selles saates siis ainus päris jalkamees, või kuidas Kalev Kruusi saates siis kaks päris jalkameest Kams ja Kink seda sama Frischeri teemat, kohtunik Frischeri seda värskemat teemat just kommenteerisidki sellega, et tegemist oli tol hetkel ikkagi, kui ta veel riiulil ei olnud, oli tegemist nende meelest ikkagi enam-vähem nagu top 3 kohtunikuga Eestis, et väga tugeva kohtunikuga, kes mingil hetkel enam määramisi olulistele mängudele ei saanud. Ja nüüd ongi täielik vaikuseks. Mida siis need toimetused jalgpalliajakirjanikud ootavad? Et tõesti, et Peep, sul on ka nüüd varsti korvpallihooaeg lõpeb, on ju, eks? Äkki ise uurima või? Ja äkki hakkad ise uurima või siis mina vana Penskar hakkan nüüd tegelema ka jalgpalliga, on ju, eks, et kui nad ise hakkama ei saanud sellega. Aga see on muidugi Eesti jalgpalliajakirjanike vana viga ju tegelikult, et nendele probleemidele väga ei taheta otsa vaadata. Olgem ausad, ma ei taha üldse jalgpallivendi maha teha, aga üldiselt see on niimoodi tegelikult. No jaa, see on niimoodi, ne? Ei, absoluutselt. Ei, no üldistada nüüd ka ei saa. Ei, just pidi, kui me just üldistame üldist pilti, seal kindlasti on persoone, kes tegelevad, uurivad, vaatavad, aga just kui me vaatame sellise üldmasspilti nagu, siis see nii on tegelikult ikkagi olnud. Jaa, aga tegelikult ja mul on jällegi siit ka järgmine küsimus. Miks pagana pärast teeb seda Ekspress, kus ei ole ei spordiajakirjanikke ega jalgpalliajakirjanikke? Ei, okei, Ekspress. Ei, stopp. Selle sama teema oleks pidanud üles võtma ju jalgpalliajakirjanikud. Oleks pidanud võtma jalgpalliajakirjanikud. Ei no ütleme, see ei ole ka lõpuni ma ka ei nõustu sellega, et ega need ajakirjanikud, kes selle loo tegid, on äärmiselt võimekad ajakirjanikud, Eesti tippajakirjanikud ja öelda, et nad peaks sporditeemadest eemal kuidagi hoidma, ei ole kuidagi moodi põhjendatud. Vastupidi, ma arvan väga hea, kui tippajakirjanikud lähevad ja koogivad välja midagi räpast ka näiteks spordivaldkonnast. Ja, aga teine küsimus ongi ju ka selles. Selge see, et nad ise ei tulnud selle peale, et vaatavad, on nii meeletu jalgpallifännid, et vaatavad, et miks see kohtunik nüüd tugevaid mängimisi. Selge see, et neile anti vihje. No ilmselgelt, aga selleks, et see lugu saada päriselt nagu sellisesse vormi, et see on nagu avaldamiskõlbulik lugu, et päriselt sa oled kindel kõiges, mida sa kirjutad seal, faktid, mis on vastuolulised, on sul vähemalt 2 allikaga kinnitatud ja nii edasi, noh, selleks on vaja ikka metsikut tööd teha ja tipptasemel tööd teha ja see põhjus on. Ja aga siit ongi minu järgmine küsimus, miks anti see info Ekspressile, miks ei antud jalgpalliajakirjanikele? Te nüüd mõelge. Sellest teate, et see võib-olla jääb seda kinni, ne? Täpselt, ja vot siin on tõsine peeglisse vaatamise koht. Sellepärast ma kujutan jällegi ette, olgu see Inglismaa, Hispaania, mis iganes. Kui oleks niisugune info, siis seal kindlasti leitakse väga tugev jalgpalliajakirjanik. Teatakse, et see võtab selle teema üles, paneb tiimid tööle ja hakkab kohe selle asjaga tegelema. Aga millegi pärast meil näed? Ja, et kunagi ajalukku minnes siiski natuke telgi tagustesse minnes, et eks siin on ju mingid kuidas öelda, spordiajakirjanik igapäevaselt puutubki kokku suhteliselt vähe sellise, ütleme siis klassikalise uuriva ajakirjandusega, vähe võitud. Ja omal ajal küll, aga kui sa mäletad kõige legendaarsemat lugu, siis ka seal oli Tuuli Koch sinu partner siiski selle loo valmimisprotsessi. Seal oli lihtsalt, et seal mingi teatud asi tuli tema kaudu, teatud asjad tuli minu kaudu. Ja samas ma toon sinna kohe võrdluse, tegelikult meil ju läksid nii Õhtulehes kui Postimees läksid need lood üles samal päeval. Meil läksid need lood üles samal päeval ja näiteks meil ju töötas sellega ja ma just mul oli teatud põhjustel, ma tuhknisin kõik arhiivides, vaatasin need lood üle ja meil oli see lugu, kui teil oli Peep Pahv ja Tuuli Koch, siis meil oli ju Jaan Martinson, David Zerp, Märt Roosne, äkki oli vist veel keegi, kes tegeles ka selle looga, et see on nii ja naa, eks, et ühes kohas on
sporditoimet, no meil oli muidugi väga tugev toimetus ka ja nii ta on, et see on tõesti vihje ikka jalgpalli ajakirjanikele, tehke nii, et järgmine kord need tundlikud teemad tuleks teie kätte, aga mitte Eesti Ekspressi. Aga selle teema lõpetuseks ikkagi tahaks tsiteerida ka sellest loost lauset, kus siis kohtunik Fischer meenutab telefonivestlust Aivar Poolakuga, kus ta oli kuulnud siis muuhulgas ka lauset kuskil sügavas alateadvuses oled sa Levadia poolt, sa ei saa sellest ise aru, aga nii on. Nii on, sa ei saa aru, aga nii on. Nii, aga läheme edasi ja kuidas saavad asjadest aru meie Suusaliidu juhid, sest et nendel on nüüd ees suur ülesanne. Keegi muidugi ütles, et Suusaliit peab tagama 20 sportlase maailmatasemel ettevalmistuse Milano Cortina olümpiaks. Ja on see võimatu jutumärgiga pandud. Et no ma ei tea, kas me nüüd, see, et 20 sportlase maailmatasemel ettevalmistus ongi võimatu. Ja kas meil 20 sportlast on tarvis maailmatasemel ettevalmistus, meil on tarvis maailmatasemel ettevalmistus ikkagi need reaalsed tipulähedased sportlased, kes võivad midagi nagu saavutada, neid ei ole 20 ja. Ja, neid ei ole 20, aga kui sa saadad sportlase olümpiamängudele, siis tal peab olema... Okei, see on selge. No, aga samas, tähendab jällegi, kui me räägime medalitest, siis on neid tõesti 4-5. Ei, nii palju isegi ei ole, no... Kristjan Ilves, eks mõlemad Sildarud, kes seal võiks veel olla, noh, aga me räägime küllaltki palju hämmastavalt palju, kui ma vaatan, hea õnne ja vedamise ja kui kõik tingimused kokku langeks, on võimalikke esikümne kohti, on tegelikult üsna ohtad. Ma tegin selle loo ja hakkasin kokku lugema, jah, tänase seisuga võib olla kindel, et 17 Suusaliidu sportlast on olümpiamängudel. Nii, seal on veel teatud küsitavusi, aga neid sportlasi võib olla isegi 22. Ja kui nüüd hakata mõtlema, et see sama väike ja vaene alaliit, kellel pole isegi presidenti ja ta peab tõesti kogu selle massiga tegelema, et siin nüüd on minu jaoks kindel mõttekoht, et üks alaliit ei tule sellega toime. Et siin peab olema ikkagi tõesti koostöö EOK-ga, sponsoritega kuidagi niimoodi, sest me ei saa saata neid sportlasi sinna Eestit esindama niisugune pooliku ettevalmistusega. Ja noh, et lihtsalt asjad nii on, muide, palju oli Pariisi olümpiamängudel kergejõustiklasi? 5. Ja see on okei. Isegi muide, ega uisuliidul ei ole ka lihtne, kui neil on 3 sportlaste, võib-olla ka rohkem, 2 iluuisutajat pluss Martin, ja võib-olla ka 3 iluuisutajat ja Martin Liiv, kes kõik vajavad ka, et see ei ole lihtne ja Suusaliidul niisugune mass. Ja kusjuures ma rääkisin sportlastega ka, nad ütlevad, et tegelikult Suusaliidu panus on napp. Ja ma ei süüdista siinkohal Suusaliitu. Kusjuures, muide, üks punkt on veel, et täiesti konkreetselt rahast sõltub ka see, kui palju meil olümpiasi on, eks. Võtame kas või need lumelaudurid, eks. Et neil on vaja kõvasti boost'i, et nad järgmisel hooajal tõesti võistleksid palju, koguksid punkte, oleksid väga heas vormis selleks, et jõuda olümpiale. Neil on potentsiaal olemas. Järgmine asi, selleks, et me saaksime ühe mäesuusataja saaksime olümpiale juurde, selleks peab olema Tormis Laine MK-sarjas ükstapuha mis alal 30 hulgas. Mis tähendab seda, et ta peab just need esimesed etapid väga tugevalt tegema, ta peab olema kogu teenindus nendeks etappideks juures. Suusatehnikud ja füsioterapeudid ja ühesõnaga, mine tema juurde küsi, mis sul on vaja selleks, et sa maksimaalselt oma asja ajaksid. Ja siis saaks seesama Juhan Luik ka sinna ja vaata, kus nad Alpi 2 võistluses paaridele, palju on 13. Ja kus juures riikidest 9.
ja noh ja esikümne koht ju paistab, kallid inimesed. ja see raskuskoht tuleb seal, et õnnetul kombel on siis kõik need suusaliidusportlased, ükski ei ole selline ma ei tea, šmigun, ütleme siis et võidaks medaleid, oleks A-kategooria toetustel, kõik nad on seal kuskil sel hooajal isegi Kristin Ilves ei olnud siis sellise kõrgema kategooria toetuse nii-öelda väärilise tulemusega põhimõtteliselt siis, eks. Et kõik nad on seal kohad 10, 20, 30 ja nii edasi, ülikavad tegijad kõik või isegi allapoole, aga need ei ole need tulemused, millega sa saaksid EOK süsteemidest väga nagu olulist toetust ja siis teine nüanss tuleb siis see ala eripära, kus sa võtad siis, ma ei tea, võrdluse kergejõustikuga, ma ei tea, võta kas või odaviskaja näiteks, eks, ja sul tuleb kogu see määrde teema, suusapargi varustuse, hoolde, kõik see teema nagu juurde, võrreldes ühe keskmise kergejõustiklasega näiteks. Et see kulude baas on ju hoopis teine, et suusaliidule selles mõttes on võimalik kaasa tunda mõnes mõttes, ongi päris keeruline hakkama saada. No ongi keeruline, muidugi. Aga tegelikult selles suhtes peab nagu Eesti suutumist kiitma, et võtame võrreldes mingisuguse ajaga tagasi, see on nagu ikka nagu meeldiv probleem, sest et ikka mingi tõus on ju tulnud ja meil on ikka reaalselt mingi sportlased, kelle me saame üldse rääkida sellest, et on ettevalmistus, et peavad tagama nii suurele hulgale tipptasemel ettevalmistus. Räägime naiste teatenalikust ja isegi selles kontekstis, kus Saivar Rehemaa ütles, et lubas, et tulevad esikümnesse või ei lubanud päris, aga midagi lubaduse sarnast oli seal. Aga tegelikult miks mitte, aga seal ongi, ma rääkisin ka meie õdede Keidi ja Kaidi Kaasiku isaga, kes on nii-öelda manager ja nii-öelda tiimijuht ja kõik, ja ta ütles ka, et siit tuleb natukene juurde panna, ja see esikümne koht on täiesti võimalik. Ja olümpia esikümme, ma tuletan meelde, oledki juba ikkagi B-kategooria oled mitte nüüd kindlustanud, aga sa oled ikka päris korraliku baasi endale tekitanud rahalises mõttes, et tegeleda järgmised 2 aastat vähemalt päriselt spordiga edasi, tippspordiga. Ja täpselt nii on, võta see sama naiste paari sprint, et seal ei ole üldse võimatu esikümnesse jõuda, eks. Võta need samad õed ka, kui nad veel natukene juurde panevad, nad on praegu seal nii-öelda kohad 10-20 sinna sõidavad. Natuke juurde ja ärme räägi tänasest perspektiivist. Vaatame nüüd nende vanuseid, eks võtame kõik need Tormislained ja Arti Aigrod ja õed Kaasikud ja lumilaudurid ja Sildarud ja kõik on noored. Ärme vaata selle olümpia perspektiivist. Vaatame 4 või 5 aasta pärast, mis järgmisel olümpial saab ja nüüd on vaja neile tagada tõesti maailma tasemel ettevalmistus, võistlevad ju nendega. Nii, võtame järgmise teema vist. No võta, julged. Võrkpallifinaal, et mitte midagi pole teha, eks, üks meeskond domineerib seal samas Lõuna-Eestis, kuskil nad mängivad, eks Tartu võttis 3-0 Võrut ja väga huvitav artikkel oli muide, kui lugesite selles Õhtulehes, kus tehti statistikad, et kuidas need finaalid on kulgenud ja selgubki see, et Eesti meistrivõistlustel on üsna tavaks, et asi lõpebki 4 mänguga ja kusjuures isegi mitte 4 mänguga, kui 4 mängu ja kõik oleks 3-2, on ju, siis oleks äge. Aga kui on kõik 3-0 või 3-1, mis finaal see on? Või? No see esimene mäng oli ka selline, kus vist kõikide geimide, kolmandas geimis, seal oli just 14-14 ja mingid sellised seisud veel olid, aga põhimõtteliselt Tartu läks ikkagi, tegi kohe mingisuguse sellise 4-5 vahe sisse ja kordagi kuidagi ei tekkinud nagu tunnet, et siin läheb põnevaks üldse veel. Et see oli jah, selle mängu nagu igavam või nagu halvem pool just, et nagu päriselt mänguks nagu ei läinudki. Muide, kui see lihtsalt täiesti muust teemast, igavusest, keegi juhtus vaatama vormelisõitu. Ma lugesin pealt, õnneks ei vaadanud. Tead, ma vaatasin, tähendab okei, ma lugesin seal muid artikleid, kuulasin seda kommentaari kõik ja tegelikult, tähendab ühesõnaga võidusõit oligi selline, et kõik autod olid siis nii-öelda 2-3 ringiga võtnud sisse turvalise vahe, vaata nagu meil on maanteedel see, et hoia piki vahet, vaata need jooned on peale. Hoiti piki vahet ja siis kulgetigi 1,5 tundi ainus üks esikoha vahetus esikümnes toimus ja
ja see toimus ka ära ja siis kõik nii, no kuulge, piletiraha igal juhul pealtvaatajatel oleks vaja tagasi maksta, aga see selleks võrkpallist, et nüüd ikka võrukad peaksid, neil on eluvõimalus praegu tulla Eesti meistriks. Jaan hakkab öelda seda juurde, et ei no neil on eluvõimalus kandiku peal ees ja nad ei ole kandiku peal, aga neil on võimalus. No meil on võimalus seal finaalis, siis on alati võimalus, see on nagu loogiline, aga selge see, et nad ei ole ju soosikud seal finaalis. Aga noh, minu arvates äge oleks see, kui nad suudaks praegu ühe mängu ikkagi ära võtta, et teha sellest seeriast nagu seeria juba. Ja see on teine asi on see, et ja minu arvates ei ole vahet, et nad võtavad selle 3-0 või 3-1, ei pea kõik need mängud 3-2 lõppema, et seeria on seeria. Ei, nad väga vajaksid, ma arvan seda, et nad nüüd kätte saaksid ja noh, ega see peaks pigem tulema ikkagi nüüd teises mängus, kui nad kodus saavad mängida, kui mõnes järgmises mängus, kui Tartul on juba 2-0 või 3-0 seerias edu sees. Jah. Et igal juhul, mina hoian Võrule pöialt, mitte sellepärast nüüd, et mul midagi Tartu vastu oleks, aga ma tahaks, et see oleks Eesti meistritiitel selguks 7. finaalmängus. No, et nad ei jäänud ka trammi alla tegelikult, kui sa seda esimest mängu vaatad, siis okei, nad andsid need game'i algused seal ära 2 esimest eriti, aga nad suutsid seal rippuda ja tulla veel päris lähedal tagasi ka, et see justkui võiks anda lootust, et nad on suutelised natukene juurde pannes tegema sellest seeria veel. Ja. Nii, aga selle saatuse lõpetuseks räägime noortespordist. Eesti Olümpiakomitee on siin tulnud värske kampaaniaga välja, kus on sihikule võtnud siis spordivõistlustel räuskavad lapsevanemad, ma ei tea, võib-olla ei ole ka ainult spordivõistlustel, aga antud juhul käib teema siis sellest, et kuidas siis tundub, on asi käest ära või mitte. Peep on noorte spordivõistlustel meist viimastel aastatel ikka ülekaalukalt kõige rohkem. Oota, ma räägin see oma kogemused kõigepärast ära, see oli nii koomiline, nii hull. Tarmo, sinuga olime TPI spordihoones toimus seal mingisugune noortemäng, eks. Ja jutt käib Poklast. Nii, ja poiss seal mängib täiesti absurdne. Isa röögib kõrvalt. Anna pall talle, mis sa näpid? Sööda talle, tema paneb ära. Poiss võeti pingile. Hakkas treenerit sõimad, Märt Kerman oli treener. Märt, loll olnud peast või? Pane ta mängu, sealt ei tule midagi. Ja kusjuures saal oli tühi ja inimene rauskas täiesti, ütleme, see oli ebareaalne, mis seal toimus. Mul meenub üks teine näide, see on täitsa isiklikust elust, see oli, ma arvan, see ilmestab seda, ma nüüd parafraseerin Märt Roosnat, tema eelmise aasta ühes Anna Levandi teemalises artiklist, kus ta kasutas väljendid, et inimliigi eripärad on ikka väga suured. Ja mulle meenub selle teemaga kohe esimese asjana üks täiesti isiklik kogemus, ma võin eksida aastaga, kas minu juss oli ta 3., 4., 5. või mis iganes ta oli, millal need jalkatrennid algasid, igatahes Tallinnas ma elasin tol ajal ja sai siis ühisgümnaasiumi saali viidud ta jalkatrenni palli taga ajama. Ja ma mäletan, esimene trenn oli ja kõik siuksed väiksed junsud, ma mäletan seda enda lapse nägugi, see oli lihtsalt, kui sai palli taga ajada, lihtsalt üks selline tohutu õnn paistis sealt näost, selline suu oli kõrvuni, jess, saab siin nagu möllata, eks, hoopis teine asi, kui seal võib-olla kodus kahekesi, eks. Ja lapsevanemad olid ka saalis, kõikide laste vanemad, tohutu hulk lapsi, paarkümmend vähemalt. Ja mis siis tegelikult juhtuma hakkas, oli seal samas, lapsed on esimest korda elus trennis, saavad palli taga ajada, mingit rõõmu tunda. Ja ma pakun, et nendest lapsevanematest selline kolmandik oli ikkagi selline, kes seda vaikides ei vaadanud. Ja see mitte vaikimine ei tähendanud seda, et nad kuidagi, ma ei tea, praksutasid või elasid kaasa kuidagi sellises nagu väga positiivses võtmes, et see ikkagi muundus päris mitme lapsevanema puhul selliseks, kus reaalselt juba kui laps, kes ma tuletan meelde, oli umbes 5-aastane ja lihtsalt sai nautida elus esimest korda sellises kambas palli tagaajamist. Juba hakkasid tulema sellised reaktsioonid, kui laps ei saanud palli väravasse, umbes sellised peast kinnihoidmised ja sööda sinna, miks sa sinna teed ja nii edasi. Ühesõnaga teisest trennist alates lapsevanemad õnneks keelati neile sissepääs sellesse trenni.
et au sellele treenerile. Täitsa absurdne ju, ma arvan, et Peebul on niisuguse lugusid jutustada. Ei no tähendab, eks seal hulle on olnud nagu päris palju ja Nad ei olnud, ma isegi tituleeriks hulludeks, aga kuidagi see instinkt hakkas tööle nagu niimoodi, et inimesed ei mõelnud enam, mida nad teevad. Hulle, seal on ikkagi, ma olen ikka näinud nagu lapsevanemaid, kes ikkagi ongi täitsa hullud ja muuseas ma olen näinud ka neid nagu mitte Eestis, vaid ma olen ju käinud ka poisid noored ka mujal mängimas, et neid selliseid lapsevanemaid on, see on igal pool ühtemoodi tegelikult, see ei ole mingi Eesti probleem, ma arvan. Aga jah, neid ütleme, kes pigem nagu segavad oma lapse sooritust, neid on tegelikult, neid ikkagi on alati, need on peaaegu igas grupis, igas seltskonnas tuleb, et mõni teeb seda lihtsalt nagu valjul moel, aga mõnikord võivad olla segavad ka sellised vanemad, mida ma olen kõrvalt näinud, kes nad nagu ei röögi seal tribüüni peal või midagi sükst ei tee, aga nad lihtsalt kogu aeg nagu, ma ei tea, pärast mängu, enne mängu, pool ajal, kodus ütleme, tegelevad mingi õpetuse jagamise ja mingite asjadega, et ega võib-olla see karjuv lapsevanem tihtipeale ei olegi nii hull, ta on lihtsalt oma emotsiooniga seal kaasas ja nii on, eks ole, aga minu arust see selline vaimne pidev töötus on veel hullem tegelikult. Gert Kullamäe on sellest hästi rääkinud mõned aastad tagasi minu arust Pihtas põhjas saates, tema, kellel võiks olla nagu eriti kõrge pädevus ajaloos siis sel hetkel, kui poisid tal olid noorte korvpallurid Eestis siin, oleks võinud olla veel eriti põhjendatud minna midagi õpetama kuskil või rääkima, et kuidas tegelikult peab mängima, on seletanud seda ikkagi üsna selgelt, et ta jättis väga teadlikult kõik need laused ja silbid ütlemata ja mitte kunagi ei läinud seal kuskil, ma ei tea, Alar Varraku töösse sekkuma või õpetama mingit alternatiivset tõde Kristjan Kullamäele, et kuidas tegelikult peaks mingi asi olema. Nii, ja tegelikult on väga hea, et TOK selle teema üles võttis, aga nüüd on mul küsimus ja eelkõige Peebule, no sina oled ju kõige rohkem asja sees, kas seda on võimalik üldse peatada, milline oleks see variant, et üks on selge, et nii-öelda staadioni keeld. Ei no, mis staadioni keeld, no see ka ei ole nagu mingi lahendus mingite keeldude ja käskude, eks see lahendus on see tegelikult, et või mis lahendus, ütleme see, mida peab nagu proovima, ongi see, et lihtsalt klubid, treenerid, klubijuhid lihtsalt räägivadki lastevanematega alguses, kui lapsed trenni tulevad, kohe need proovivad mingid reeglid paika panna, et suurepärane käite kaasa elamas ja käige ja see kõik on nagu väga, väga fine, aga ärge tehke seda teist ja kolmandat ja kes saab aru, see saab, kes ei saa, et ega sa kedagi nagu saad ju ära saata, see on ka nagu ajuvaba, see ei mõju ka teistpidi jälle võib-olla sellele lapsele või noorukile ka hästi, et pigem ongi see küsimus, et mingi terve mõistus võiks lihtsalt võidutseda ja ainult rääkida ja selgitada, ega seal midagi muud ei ole, et ega kokkuvõttes ma ei arva, et ükski neist lapsevanematest midagi nagu see teeb nagu paha pärast, see on nagu mingi teatud emotsioon või mingi oma, sa näed nagu oma lapses, et see soov, et sinu laps oleks eriti hea ja eriti kõva seal ja et ta suudaks nagu silma paista ja nii edasi, et eks see nagu sellest tuleb, et lihtsalt inimesed peavad ise aru saama, et see ei ole lihtsalt okei või see ei ole nagu hea. Sellest mõni on raske ja seda piiri, ma kujutan ette, seda piiri on päris raske tunnetada tegelikult. Ja teine asi on see, et eks see tähelepanu juhtimine ja ka korrale kutsumine on, mis see esimene samm siin ikka olla saab ja see peab tulema igalt osapoolelt, üks on see kampaania, teine asi on see, et kui Peep reaalselt näeb treenerina mängul, siis ta lähebki ja ütleb või klubi esindaja ütleb või mingi teine lapsevanem ütleb, kuigi seal me oleme nüüd kuulnud ja lugenud ka juhtumeid, kus see päädib muidugi kakluse või millegi sellisega, eks, aga kui keegi ei ütle, siis ei juhtu, ma ei tea, kas selles näites, mida sa siin saate algul loetlesid ja kirjeldasid, et kas kunagi keegi, too oli aeg, kus üldse ei räägitud sellest, et okei, see võib-olla ei olegi okei, et kas tolles näites selle loo peaosalisele keegi kunagi üldse käis tähelepanu juhtimas, et kuule? Ilmselt mitte, aga siin, mis on minu meelest just esimene asi on see, et lapsevanemad peavad aru saama, kui ise ei saa, siis tuleb kuidagi moodi selgeks teha, et kõige rohkem kannatab kahju sellest laps. Et
kui temaga ei olda rahul ja kõik need muud asjad ja kõik see, noh, neil on teinekord piinlik täpselt, et no, et mul seal kas isa või ema räuskavad seal tribüünidel on ju, eks. Neil on piinlik ka olla. Ei, seda kindlasti. Nii, aga laseme nüüd kõlli. Nii, räägime siis kiires vahemängus esialgu jalgpallist ja siin jalgpallis käib ka päris kõva möll ja just eriti fännide poolt, et Flora peatreenerit Konstantin Vassiljevit tervitas Nõmme Kalju kohtumisel, kus Flora ja Kalju mängisid. Äge mäng oli, ma vahemärkusena ütlen muidugi, aga see selleks. Jah, hõigetega Kostja Huilo, mis on tulnud siis sellest õikest ja laulust Putin Huilo. Aga see ei ole veel kõik. FC Flora staadioni tarad soditi täis sõnumitega, nõuga spreivärvidega täitsa korralikult keerati need pekki, Pohlak out ja fuck Flora. No täielik jama minu arust muidugi, tead, see on nagu täielik jama, nii see Nõmme Kalju fännide poolt tehtu kui ka tundmatu kunstniku näputöö seal kuskil ööpimeduses, et jah, ma saan aru, mis see Vassiljevi teema on, ma ise ka olin kriitiline, kirjutasin mingi kommentaari kunagi sel teemal ja nii edasi ja see kõik on nagu arusaadav, aga noh, ma ei tea, no sul tuleb teine klubi tuleb, sa hakkad klubi treenerile mingid siuksed laule laulma, no ta ei ole ju kokkuvõttes nüüd nagu ju kuskilt nagu välja näidanud, et ta nüüd oleks mingisugune, ma ei tea, Eesti põhimõtete vastane siin nagu nii suures pildis või ma ei tea, mingi Venemaa pooldaja või ma ei ole seda ka näinud, okei, see oli see, need võib-olla need intervjuud ei olnud tal õnnestunud, eks ole, kõik need. Aga takkajärgi ütle, et Ukraina peab võitma sõna. No. Ei, ma olen nõus, see kõik, aga kas see siuke laul, ma ei tea. No ma siukseid asju nagu heaks ei kiida, kui tuleb see nii nagu tegi Kaunas Algeris Serbia meestel, see on nagu teine asi, sest serblased tegid ise seal oma mingi kuradi idiootsuse, ma räägin nüüd, läksin korvpalli Euroliiga peale, eks ole, ja see, kuidas Kaunas omad serblase vastu võtsid, see oli nagu okei, see oli nagu timm, eks ole, see oli väga 5+, mis Kostja Huilo, mis see on siuke nagu nõmedus, ja veel nõmedama muidugi mingisugune kuradi sodimine seal, mingi Pohlak out ja fuck Flora, mida see peab siin tähendama või milleks, see on nagu ülimadal tase minu arust, tegelikult. Ma ise kutsitaks natuke intelligentsemaid ideid, tahad, Jaan on kõrge lugemusega mees meil siin, et kindlasti ja väga hea fantaasia ja loomingulisus on laes, et kindlasti annab mingeid intelligentsemaid mõtteid, aga põhimõtteliselt, kui liiga palju ei taha mõelda, siis kas või üks korralik meeleavaldus näiteks, et kus väljendatakse rahulolematust, ma ei teagi siis, mis Pohlakust siin jutt käis, aga küllap Aivarist siis, et kus siis nagu tehakse mingi mängu järel ajal, mis iganes, mingi korralik selline plakatitega asi kuskil seal kontoris. Aga muide, meie fännid on ikkagi soomlaste kõrval täielikult poisikesed. Soomes on ju suur skandaal, nad ju mängivad seda praegu Soome jäähoki play-off'e ja minu meelest oli see Tampere Ilves fännid, kui nad läksid võõrsil mängule, ma tõesti ei mäleta, kelle vastu, eks, kõik see, aga ma nägin neid pilte. Kujutad ette, nad olid rüüstanud seda spordihalli ja seal olid pildid nendest tualettidest. Ühesõnaga, kõik kätepesupaberid, tualettpaberid, kõik olid põrandale pillutud, spreivärvidega, kõik seinad ja peeglid täis soditud lihtsalt selleks, et kahjustada seda saali. Kogu prügi ja kõik tribüünidel, tähendab kõik lõhuti. No milleks? Mida sa näitad? Aga ühte see muide näitab, et selle lõhku ja nii-öelda
mõistuse suurust, mis aju ei ole küll herneterast suurem, nii. Vahetame teemat, kergejõustiku treener, kelle tegevus on peatatud, Mehhi Firu ja tema kohtu alla minek on jõudmas lähemale ja eelmisel nädalal või oli see eile, mul nüüd ajaarvamine on sassis, Õhtulehe vahendusel tuli üks väikene killukene välja, kus siis tema advokaat, juriidiline esindaja poetas mõned laused selle kohta, mis sellel protsessil võiks juhtuma hakata ja kõige tähelepanuväärsem neist oli siis lause, kus ta väljendas, et enam-vähem jutumärgid algavad, tahtevastast intiimsuhet pole olnud, ehk et kõik, mis on olnud vastastikused, mis muidugi, olgem ausad, eristub sellest mõne aja tagusest lausest, mis sealt leerist tuli, mis pigem viitas nagu, et midagi pole kunagi olnud. Nojah, et võis mõni sõnum võib-olla olla ainult, mida siis kahtepidi oli võimalik mõista. Jah, eks see on minu jaoks tärkas siis nagu see vastuolu. See vastuolu on nagu selles suhtes, ma arvan, ma ei ole juriidikaekspert, ma juriidiliselt see vastuolu ei maksa nagu suurt midagi, eks ole, et eks see, ma ise nagu kardan või pelgan või see nagu mõnes mõttes nagu sumbubki sellesse sõna vastu olukorda ja ma ei tea, mis see süüdistuse sisu on, et kas või noh, ütleme. Ei no seal on ju mõjuvõim. No täpselt, ma ei tea, kuidas ta sõnastada, ma mõtlen, et see ongi, et ühed ütlevad, sportlased ütlevad või noh, need ohvrid siis ütlevad, et mõjuvõimu kasutades noh, sundis mind selleks, et ma sain, võib-olla ma ei aru, et kui ma lähen sellega kaasa, siis mul on mingid paremad võimalused, tingimused ja nii edasi, eks ole, noh, teine pool ütleb, et ei, ta ise ütles, et siiras armastus, et ta võib-olla siiras armastus, et ta ise ütles, et tahab minna, eks ole, et mul siin ka vanal mehel teeb pea läks sassi, eks ole, noh, et võta nüüd kinni, no selles suhtes ongi, et siuksed lood on nagu isegi seal kohtuastmes menetlemiseks on minu arust nagu kuradi keerulised, noh. Keerulised jah, aga kokkuvõttes, ega me ei saa ju ega me ei saagi ju täit mingi 101% kindlat pilti mitte mingil variandil, eks ole, selge see, et noh, kõik noh, me ei tea, pärast ma ei tea, kaevatakse meid kohtusse, ma tahaks ütelda, et kõik märgid viitavad ju sellele, et noh, asjad on nii nagu näeb seda kergejõustikuliit, kes määras seal need karistused ja nii edasi, et noh, kõik märgid ju viitavad sellele või noh, mingid käitumismustrid või ma ei tea, mille järgi neid asju saab nagu vaadata, eks ole. Noh, aga samas iga case on jälle nagu eraldi, noh, et ma ütlengi, et mul on selline tunne, et sellest protsessist ei saa ka nagu head nahka kahjuks tulla, nagu mis annaks nagu mingi hea tulemi nagu, et nüüd on, ma ei tea, sina oled süüdi ja nüüd on nii, eks ole, et seda nagu seda kahjuks ei saa sealt tulla, ma arvan. No ütleme niimoodi, ma tunnen nendele kohtunikele kaasa ja kui, vaata omal ajal oli ju see, et üks oli kohtunik ja siis oli 2 rahvakohtunikku olid kõrval, on üks nõukaajal vist, ma ei tea, kas nüüd on ka või siis kuskil Ameerikas, kus on see vandekohtunikud ja kõik nii, et kuidas sa seda tõesti tõestad ära, et kas see oli mõjuvõim või ei olnud. Ja ma nende case'ide puhul on alati ühe näite. Ksenia Balta ja Andrei Nazarov. Nemad alustasid suhet siis, kui ei olnud küll alaealine. Aga samas aga praegu ei ole ka juttu alaealistest ju. Just, nii. Ta oli veri noor, ta oli alla 20 oli vist nii. Ja vaadake tulemus. Õnnelikus abielus juba aastaid ja aastaid kasvatavad last. Ja kui oleks tol hetkel tõesti tõstatatud üles skandaal, et kuidas saab olla nii, et 20 aastat vanem treener või palju Sanna Saarov vanem oli. Jah, aga noh, eks seal need asjaolud hakkavad ühest küljest mängima, teisest küljest see, et ega sa treenerina
lähedki väga suurele riskile selles olukorras ja kolmandaks, kui me siin räägime veel mitmuses, kui no muidugi tõlgendame siin praegu või ma tõlgendan siin umbes 3 lauset olukorras, kus kohtus päriselt kuuleb neid lauseid või näeb neid lauseid, ma ei tea, kas see saab avatud olema või mitte muidugi, oluliselt rohkem, aga noh, kui me räägime mitmuses suhetest, noh siis ma ei tea, öelgu seadus mida iganes ja kohus mida iganes, aga vähemalt kui faktiks saab see, et on olnud hulk intiimsuhteid õpilastega, no siis nagu treeneri eetika koha pealt ei tundu mulle siin nagu ausalt öeldes mitut pidi mõistmist. Ei, absoluutselt. Aga otsuse teeb kohus ja meie igal juhul mitte. Nii, aga Hyundai rallitiimi pealik on siis andnud mingi intervjuu ja esinenud sihukese avaldusega, et Adrian Fourmaux olevat tema silmis liiga optimistlik ja tormakas rallimees, noh. Ei, no tal on mõneti võib-olla õigus, aga teisalt, kui sa ei ole tormakas ja optimistlik, ega sa siis väga kuskile tippa jõua ka, et niisamalt töristades ja susistades nagu ikka häid tulemusi tee ja Fourmaux tegelikult on ju hästi sõitnud, midagi sa ütled? Ütleme niimoodi, et kus see kõik ju alguse sai väga lihtsalt. Monte Carlo rallilt, kus Fourmaux tuli 3. ja oli Hyundai meestest parim. Ja siis seda kiitust, seda võis lugeda mitte isegi liitrite, vaid 100 liitritega, mis talle kaela. Ta ise oli ka üsna bravuurikas minu arust juba veel järgmise ralli eel. No, aga sa, Tarmo, mõtle ise, sa istud nüüd siis tähendab korralikult tõsise ralliauto rooli, vaid gaasi põhja, 3. mingisugused Ott Tänakud ja Thierry Neuvillid peavad selja taha, eks maailmameistrid mõlemad, eks. Noh, hakkadki mõtlema endast hästi palju ja siis, kui tiimi poolt tuleb ka suurt kiitust. Ja mis siis on, see on ju täiesti naturaalne, et selle peale siis sõitja tahab jätkata kõike seda edu, eks. Aga tal läks muidugi pekki ju nii Rootsi kui ka Keenia ralli ja Rootsi rallil oli see, et kui ta kiivri rihma jättis kinnitmata, mis seal veel olid ja kõik nii, et noh, samas ma ei süüdistaks meest, kes tõesti tahab. Kuule, mis see paljud rallimehed on selle faasi läbi käinud ma tahan öelda, Peep, kui ta 3 rallist ühes oli väga hea ja 2 tükki pangbusse paneb, siis paneme sinna võrdluseks selle sama Ott Tänaku, kui ta esialgu läks ja noh, oli kiire, aga tahtmist oli nii meeletult ju. Noh, nii et pooku jalga see Abite Bowl. Nii, korvpall jälle. USA ülikooli siirduv korvpallur Sim Martin Saadi ja tsitaat, minu algne mõte oli, et tahan kossu mängida ja ka ülikooli haridus on väga oluline. Kui selle eest makstakse raha peale, on see minu jaoks ainult boonus. Aga nüüd ei saa sellest üle ega ümber vaadata, kui summad nii ulmeliseks kerkivad. Isegi keskmise tasemega ülikoolide tasusid ei saa võrrelda Eesti meistriliiga palkadega. No kuulge, ma arvan, et me ei võrdlesi mitte Eesti meistriliigaga. Me võrdleme Euroliigaga. Ta rääkis antud juhul keskmise tasemega ülikoolidest, mitte tippülikoolidest. Tippülikoolid on Euroliiga, jah, just täpselt. Aga seda ma mõtlen, tähendab ühesõnaga. Aga mängutase on Euroliiga, see on nagu, et raha tuleb rohkem, aga mängutase on nagu on. Kuule, aga te mõelge nüüd ise, tähendab, et te olete noor korvpallur, teil on võimalus Ameerika ülikooli minna, eks. Saada sinna kuhugi satsi. Ja nagu ma saan aru, eks need nii-öelda keskmised ülikoolid, see on ikka 200 000 eurot aastast tuleb sul tasku, on ju nii? No sõltub sinu mängija tasemest ja konkreetselt ülikoolist, konverentsist, paljudest asjadest. Aga ütleme nüüd niimoodi, et see on nagu niisugune miinimum, kui sa oled enam vähem ülikoolis ja käid platsil kõik, sa tuled sealt tagasi, sa oled ju miljonär. Nagu kes see korvpallur ütles, et saab elu ära. Miljonäriks olemiseks pead ikkagi pigem nagu üle keskmise olema, aga mõte jääb ikkagi samaks, et see summa, mida profina sulle samal hetkel veel ei maksaks mitte keegi, ütleme, see on, ma arvan, see hea definitsioon, et ükskõik, kas sa oled siin paned Euroopa võrdlusesse või isegi seal mõnel juhul NBA-s ei maksaks keegi. Okei, Cooper Flagg, kes on siin selle aasta komeet, tema nüüd läheb drafti ja saab muidugi NBA-s veel rohkem, aga enamikel juhtudel ikkagi profina, sinna poolegi summat ei saaks nad.
ja aga see ongi selle korvpallimaailma, ma arvan, et parasjagu segipöörandeks. See on kõvasti segipöörand, eriti Euroopa, see on väga negatiivselt mõjunud Euroopa turule. Absoluutselt, Reali-sugustest hiidudest meie enda Henri Veesaar ju lahkus seal ja mitte ainult tema, kes on lahkunud Reali noortesüsteemist selleks, et minna ja Henri Veesaar sai nüüd korraliku palgapäeva näiteks. Ja väga raske on ette heita kellelegi seda, kuigi see üks mõte, mis mul aina rohkem peas on see, et huvitav, kuidas see lõppkokkuvõttes siis suures pildis mõjub neile endale, et kui palju sealt hakkab näiteks selliseid lugusid tulema, kus ongi võib-olla 7-kohaline summa sul ülikooli karjääriga tagataskusse pandud ja sa haridus on ka käes ja sa hakkadki vaatama, et aga võib-olla mul ei olegi nagu pointi siin kossumehena nagu mingisuguseid väga suuri asju taga ajada ja isegi ka nagu Eesti tasemel, et sa ei saa küll miljonäriks võib-olla, aga oled saanud seal ikkagi meie mõistes mitu, ma ei tea, keskmist palka näiteks ja siis tuled ja siis satud siia Eesti meistriliga tasemele, kus võib-olla seesama 2000 eurot on maks, mida sulle ükski klubi on parasjagu nõus pakkuma ja sa vaatad, et okei, mul on haridus ka olemas, et kas mul on nagu mõtet ikkagi sellele tasemele tulla, et pean olema väga hull kossufanaatik ja selline peast korvpall, et sellel hetkel öelda, et ei, ma ikka tahan kossus läbilööki saavutada, et neid loobujaid võib tekkida lõpuks päris palju. Jah, aga teisalt jälle, igal asjal on ju kaks otsa. Teine on ju see, et need ülikoolid teenivad olenemata sellest ja tegelikult selle ülikooli kossu pealt miljonid. Ameerika jalgpall samamoodi. Ma käisin 90-ndatel, kui ma Ameerikas käisin, siis ma hakkasin ka uurima, et kuulge, et mis pagana asja te ajate. Et seal oli seda Statesboro ülikool, linnas elas 30 000 inimest, ülikooli linn nagu, ja oli Ameerika jalgpallistaadion oli 40 000 mahutas ja palju mängiti 6 mängu aastas. Okei, seal olid mõned mingid muud ka üritusel. Ma küsin, no kuulge, oled lolliks läinud, et niisugust asja ehitada, kui palju see maksab. Aga see ütles, et kui sa teaksid, kui palju see Ameerika jalgpallisats meile sisse toob, kusjuures see tuligi, eelmisel aastal oligi tulnud ülikoolide meistriks, mis on täiesti mega seal Ameerikas ja linna peal oli kohe suur plakat, eks, et siin asub kõige parem ülikooli-sats maailmast. No Kossu näitel tippülikoolid on suuremate saalidega kui siin Euroliga satsid ja need on täis kogu aeg ehk siis reaalselt sul on rahvas seal sees, need summad, mida ESPN, see toode, mis on NCAA korvpall, jalkast me nii palju ei tea, aga vähemalt sama umbes. Jalka on veel 2-3 korda kõvem. Et see March Madness, see on ju metsik, kuidas ma võin nüüd eksida, mis vist oli 80-ndatel, kui see selliseks tooteks muutus, nagu see täna on telemaast muutunud, et need summad, mis teleõiguste eest NCAA korvpallis makstakse, on ju pöörased. Et ma just üks päev tabasin ennast mõttelt, et sellel ajastul, kui mängijatele seda üldse ei jagatud osa sellest, et huvitav, kelle taskusse või kuhu see siis toona läks, kas ülikoolid lihtsalt kasutasid seda muuks tegevuseks? Jaa, absoluutselt, jah. Et siin üks päev, eile vist ei silma mulle just üks uudise pealkiri ESPNist, kus siis üks endine kolledži korvpallur on hagenud, siis ma nüüd ei tea täpselt, kas see oli toonane ülikool või NCAA, hagenud selle argumendiga ja selle sooviga, et ta tahab tagantjärele ka need sarnased nii-öelda nillrahad kätte saada, mida nüüd täna tema tasemel mängijad tema selles toonases ülikoolis saavad. See on nagu absurdsus tegelikult, ei saa niisugust asja nagu ageda või tahta. Aga üks on selge, nagu sa kirjeldasid, et tippülikoolid maksavad mingi umbes 8 miljonit aastas nendele mängijatele. No need on üksikud näited, jah. Aga sa mõtled palgafondi mõttes? Palgafondina, jah. Keskmiselt oli vist mingi 8 miljonit. Siis ma olen täiesti kindel, et 3 korda rohkem teenib see ülikool ikka nende mängude kõikide pealt. Aga selle saatuse lõpetuseks Rahvusvaheline Autospordiliit on vana sõber meie saates. Seekord siis vormelimailt tuleb nende põnevaid otsuseid, ehk siis Carlos Sainz junior, täpne olla. Tal oli siis viimasel etapil kõht lahti.
ta ei jõudnud õigeaegselt hümni kuulama ja sai siis hümni kuulamiselt puudumise eest 20 000 eurot trahvi. Kusjuures, see oli nii absurdne kogu lugu, ma tegin selle ja tal oli arstitõend, kirjutas, et konkreetselt. Mul on esimene küsimus, et miks tal üldse arstitõendit vaja oli? Sellepärast, et ta trahvi saada, et arst tõendas, et tal sõna ei loe nagu. Ei, no muidugi ei loe. Mis valu tal loobuda sealt hümni kuulamisest? Ei no, kui sul on pask püksis. Ei no seal ongi see, et öeldakse, et väga lihtne öelda ju, mäletad, seal oli see video kõrval, kui see Kimi Räikkönen küsiti, et miks sa sealt tseremoonialt puudusid, olin sital. Kuule, isegi koolis piisab lapsevanema ütlusest, et mul lapsel on siin tervisega midagi häda ja ei ole põhjus ja siis FIA rivistab üles nagu ma ei tea, mis tasemel mingid lapsi. Ei, aga see on ikka nii absurdne. See on ju nii absurdne, inimesel on probleem, tunne talle kaasa, pühi pisarat, eks ta peab ju minema vormeliga sõitma, endal kõht lahti on, eks nii. Ja siis ta jääb sinna hiljaks ja siis väänatakse 20 000 eurot trahvi, okei, 10 on siis tingimisi, 10 pidi kohe ära maksma, aga tuldi talle vastu, sellepärast maksimum oleks selle eest saanud ju 80 000 väänata. No Peep, no ütle midagi. Ei, no mis ma ütlen, lolllustel ei ole piire, muudes midagi ütled, et FIA on peale uute juhtide tulekut tuksi keeratud, nii on. Nii, aga laseme siis kõlli. Ei. Unibetis saad tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nii, mul muidugi läks kõik jälle sassi, sellepärast, et Tarmo on meile loonud uued rubriigid, mida ta ise tahab kindlasti vedada. Ja. Ma võin sulle üle anda. Ei, mul ei ole vaja seda. Ühesõnaga, punkt 1, nädala numbrina minul jäi silma nädalast number 6. See jäi mul silma siis esiteks Flora Kalju jalgpallimängu galeriid vaadates, kus oli pillistatud ära ka siis seal toitlustuskohas olevad toitude ja jookide hinnad ja 6 eurot oli seal siis õllehind, millega meenus ka see Kalevi spordihalli nüüd juba legendiks saanud 6.50, mida küsitakse seal siis ühe õlle eest, kusjuures siin ühes värskes artiklis vist Kalev Cramo esindaja Ramo Kask kommenteeris ka seda, kuidas klubil muidugi ei ole mingit pistmist selle toitlustusega seal ja ükski sent sellest 6.50 maksvast õllest ei jõua ka konkreetse ürituse korraldaja, olgu ta siis, ma ei tea, PC Kalev Cramo või Mistra käsipallisats, nende kaukasse muidugi ei jõua. Et no tundub, et 6 on mingi norm, alla mille nagu ei olegi õige enam õlle eest siin spordivõistlusel küsida. Keilas ma tean ka odavam küll. Meil on 3 ju, kui ma praegu ei eksi. Aga ei... Alaks peale väike provintsi külake ka siin Tallinnaga võrreldes. Ei, ma tahtsingi Tarmolt küsida, et kas see nii-öelda... Et sinu jutt oli see, et see õlle hind on seal sedavõrd odav või? Et sa püüdsin küll vastupidist kuidagi indikeerida. Ei, aga no kuule, kui meil on juba Raekoja platsil õlle hind on 10-11 eurot, siis see 6 eurot on ju päris muidu saadud ju. Ei ole või? Et ega ta poes nüüd nii palju ka see õlle hind tõusnud ei ole, kui me nagu päriselt vaatame otsa ikkagi, mis hinnad seal lettidel on. No jah, aga ütleme niimoodi, et Peep, kuidas omal ajal seal asjad käisid seal, kui ei taha nii kallist õllet maksta, siis oli lapik oli põues ju. No ikka. Ja käidi siis kuskil kas garderoobis või kemmervus. Seal hoiad seda õlva koolipidudel. Ära muidugi, mis seal. Ei olnud sul Tarmo või? Nii või? Ei ole olnud, jah. Tahad öelda, et sa käisid koolidiskol niimoodi, et ei tõmmatki nosu täis või? Sa oled koolidiskost, ma mõtlen, et sa rääkisid veel spordi. Või ütleme küladiskol näiteks, ei tahtnud seal kohalikust baarist osta. Koolidiskol mul on veel esimene kord purjusolek, see oli põhikooli lõpus kuskil, sest see põhitöö sai tehtud enne ikkagi nagu. Et mul on veel kuidagi väga eredalt meeles üks stseen sellest kogu sellest üritusest, kus siis oligi väike svips nagu sees ikkagi ja siis oli juba kohapeal seal koolis. Siis ma mäletan, et eesti keele kirjandusõpetaja tuli vastu kuskil ja siis mul peas käis mõtte niimoodi protsess, okei, nüüd ma nagu ma muutusin jutukaks, ütleme, et nüüd ma olen nagu rahulik, nüüd ma ei seleta midagi ja siis see ununes 5 sekundiga umbes.
Vot nii. olid ajad. Ja nädala tsitaadi autori tiitlit oleks tahtnud tegelikult Aivar Poolakule anda. Talt on tulnud pärle nädala jooksul mitu, aga anname Henri Trellile, kes siis vastas küsimusele, kas NBA-sse on tagasiminek, et ideaalses maailmas võidame Eesti koondisega EM-i, mind valitakse MVP-ks ja siis tuleb NBA leping. Ja, aga ütle nüüd need, võt, kahtlane võib olla see NBA leping, aga öelge mulle, miks ei võiks Eesti tulla Euroopa meistriks korvpallis? Kas või üks põhjus, eks ju? Sellepärast, et meie otsustame iseenda saatust ja teine, Trell otsustab ka iseenda saatust ja valitakse MVP-ks, kujutad ette igas mängus 35 punkti ja 12 lauda ja 7 söötu. Selge, Henri sai praegu spikri suveks endale. Jah, normaalne, miks mitte? Nii, aga nüüd läheme ennustusvõistluse juurde, jah? Ja kas ma juhin juba või? Sa pean tunnistama, et ei juhi. Ma isegi ei tahtnud sõna veel öelda, sest ma ei ole kindel, kas see kunagi juhtub siin selles mängus. Igatahes eelmine nädal sind kuidagi moodi liidripositsioonile lähemale ei toonud. Pean ütlema vastupidi, hoopis 5 distantsi liidriga suuremaks. Sest sinu saldosse jäi lõppeval nädalal 1 punkt, ehk siis selle eest, et Kalev Cramo ja Selli seeria läheb veel edasi. Jaani saldosse jäi 2 punkti selle eest, et Tartu võidab siis võrkpallifinaali esimese mängu ja selle eest, et Flora võidab Kaljut ja minu kaukasse tuli 3 kõikide nende 3 eest, ehk siis seis on Jaan 18 ja meil Peep sinuga mõlemal 13. Nii. Ja. Aga, Jaan võiks ohigi saanud ette või? Ei, aga tegelikult ma küsin, et miks ma selle... See on maraton, see ei ole sprint sinna. Miks ma Cramo ja Selli eest punkti ei saanud? Miks ei saanud või? Kas mina olen süüdi, et Kalev mängis niivõrd kehvalt või? Jah, oled küll. Nii, aga läheme uue nädala küsimuste juurde ja küsimus number 1 puudutab võrkpallifinaali. Meil on jooksva nädala jooksul, mis on jäänud järgmise saateni, toimumas 2 finaalkohtumist, üks siis Võrus ja teine uuesti Tartus. Ja küsimus on, kas järgmiseks saateks, kui 3 mängu on seerias mängitud, on seeria seis 3-0 või mitte? Jah, see läheb 3-0. Pagan, 2 mängu, ühe Võru ikka ära võtab. Selge, Jaan vastas siis ei, et oleks dokumenteeritud ja mina vastan, et ikkagi jah, Tartu vist ikkagi Tartu võtab selle rea siin ära. Küsimus number 2. Kas BC Kalev Cramo lõpetab Eesti-Läti liiga ja nüüd on 4 vastuse varianti, ehk siis mitmendal kohal täpselt? Selline pähkel. Sina pead esimesed vastu. Sest nädala jooksul peaks see meil ju selgeks saama. Oled sa kindel selles? Või on, oota, millal finaal? Nädala lõpus on finaal, muidugi. Ma hakkasin juba, kuna Kossu mees on vastas, siis hakkasin kahma. Ei mõelnud, et kuupäevad juba nii kaugele. Millal teil esimene mäng? 14 ja esmaspäeval. Juba nii ukse ees? Nii ukse ees. Assa. Nii, ühesõnaga koht. Teine. Jaan pakkus teist, jah. Ma oleks pakkunud ka võib-olla teist, aga paneme esimene. No pane siis 3. Et siis on kõigil nagu midagi. Jah, on huvitavam ka. Ja lõpetuseks, kumb saab parema koha maadluse EM-il, kas Richard Karelson või Heiki Nabi? Ja no ma siin natukene nüüd... Sul on mingi taustatöö tehtud? Ei, absoluutselt. Tegi küsimuse, see tegi mingi räige taustatöö, eks ole? Ei, kus juures see küsimus sündis, Jaan võib tunnistada, see küsimus sündis umbes 17 sekundiga täna hommikul kell umbes 9:17. Ja sa jõudsid siis, sul oli aega ju küll ja küll teha. Ja no siis oli Jaanil ka järelikult, sest ta oli kursis sellega. See on ebaaus, kuidas te saite teada? Küsin mina seda alati. Ebaõnn. Tuled sealt, tule varem siis. Sohk. Tule ka kell 9 toimetasse. Kell 9 siin. Ei olnud see siin. Ei, aga tule toimetasse. Nii, olgu, ühesõnaga, ma ei tea, panen Karelson. Ma panen Nabi siis. No panen ka Nabi. Nabi oli vanameister, ne? Jah, kuigi. Vanameister on ikka vanameister. Kuigi, jah. Nii, aga lähme kirjade rubriigi juurde või? Jah. Ja siin tuleb kiri kohe, võtame esimene, Sander kirjutas meile siin korvpalli ja korvpalli ülekannete teemal ja kirjutab siis nii, et kuidas saab olla
et meil on käsil 7 hooaeglätlastega ühist korvpalliliigat, aga veebi ja teleülekannetes on endiselt sellised mured, nagu liiga alustaks esimest päeva aastal 2012. Et tema karikas sai siis täis Selli Graamo teise poolfinaaliga, terve mängu jooksul näidata ühtegi kordust, graafika ei näita, palju on rünnaku aega jäänud, ma pean ise rünnaku kella jälgima, 4 minuti jooksul kogu aeg on mõlemal meeskonnal vead täis, skoori ei suuda järgi pidada ja nii edasi ja nii edasi. Et siit küsimus nüüd Tarmole, et võib-olla täiesti vale inimene, kellele küsimus suunata, aga kuna Delfi on meediapartner, siis ei oska pöörduda kellegi teise poole. Kuidas ei ole selle aja jooksul endiselt suudetud graafilisi lahendusi korda saada? Me ei räägi siin isegi, et oleks mingid shortcutid, mis see tähendab siis, see on siis... No erinevad graafikalahendused võivad need olla, mis on erinevad või muud moodsamad lahendused, et kõige lihtsamate asjadega on isegi probleeme. Sa oskad ütelda, siit on küsimus mulle, ma pärast vastan. Minu kiri oli pikem muidugi. Ja ma lähengi oma küsimusega edasi pärast. Jaa, täpselt, et seal on ju mitu küsimust, et seal on ka, Sander kirjutas ka sellest nii-öelda 2 riigi vahelisest siis ülekande põhimõtete ja ka tehnilise poole ühtlustamisest näiteks on ju, et mis jõuab nagu juttudega, sa oskad võib-olla liidu poolt ja klubide poolt ka rohkem kommenteerida sen sekka, aga jõuabki sellesse, et ega jah, liiga hästi ühtselt neid asju ei otsustatagi liiga tasemel, et Läti alaliit tulenevalt nagu Läti turust ja Läti võimalikest partneritest peab neid asju ajama ikkagi mingil määral nendes oludes, mis neil seal on ja Eesti alaliit ajab neid mingil määral siis nendes oludes, mis meil on. Ma mäletan, kui see ühisliiga algas, siis oli Läti poolel ütleme, päris keeruline leida partnerid, kes üldse mõne sendi oleks valmis välja käima nende ülekannete tootmise eest. Kuskil, mul on ajaruumine sassis, aga kui Sander kirjutab, et 7 aastat tagasi, siis mulle meenub olukord, kus me ise käisime vahendamas seal Läti Delfiga mingid läbirääkimisi Läti korvpalliliidul ja kuidagi seal Lätimaal oli see kõik äärmiselt keeruline, aga tulles selle punkti... Aga Lätis ei teegi üldse Delfi ülekandeid? Ei tee, aga oli mingi hetk seal, kus me üritasime ka neid läbirääkimisi vahendada seal, aga see Läti turg ka meedia poole peal ja võimekus kuidagi tol hetkel kuidagigi sarnasel moel panustada ka omalt poolt nendesse ülekannetesse oli ikkagi nagu hoopis madalam, mis oli väga imelik muidugi tol hetkel mõeldes, et Läti Samas mul on selline tunne näiteks, et Lätis nii palju kui ma nagu näinud, see oli tagasi vahele, sportlastsentri, need näitavad ka mingi Läti TV4, mis neid mänge näitab. Ja minu arust seal nagu need kaamerad ja asjad on kuidagi nagu rohkem kui meil siin selle tavaline. Sõltub mängust, tele oma... See viimane oli küll mingi jama. See viimane oli ikka väga jama, viimane oli nagu väga jama, ma isegi ei tea, mis seal täpsemalt juhtus, see igasugune hakkimisteema, see tundus olevat saali sidelahenduse mingisugune teema vist, et ma ei olegi täpselt jõudnud üle küsida, mis see seal oli, aga eks see üldine vastus on ikkagi sellele, et me selles, kes me siin osalised oleme siin, alaliidud, meediapartnerid, tootjad ja lõpuks siis silmapaarid ekraanide ees ja see, kui palju neid seal on, mis omakorda on lõpuks sätestab selle, mis nende ülekannete väärtus on, peavad leidma mingisuguse optimaalse lahendi, eks ole, kui palju siis on võimalik panustada sellesse, kui palju inimesi seal konkreetselt iga ülekande taga läbi hooaja, siis me räägime 100+ mängust, kui palju seal on, mis tehnilised lahendused seal on ja nii edasi ja mulle tundub, et me nagu üldjoontes oleme ma Kossu fännina ei tunne, et me oleksime kuskil väga halvas kohas sellega, aga mis nende sellise optimaalse lahenduse häda kindlasti on jah, see nagu nii-öelda veaoht, mis viskab sisse mingisuguseid selliseid asju, mida tahaks ikkagi nagu nulli viia täiesti, selliseid asju nagu seesama Selli mäng ja neid probleem on ka Eestis olnud, kus mingisugune, ma ei tea, lihtsalt saali side kuskilt otsast ei ole piisav selleks, et ma ei tea, paari vajalikku kohta seda ülekannet korralikult saata. No siin on küsimus mulle ka, et kas mingitel liiga üldkoosolekutel üldse pööratakse sellistele asjadele tähelepanu ja kas kõrvaltvaatajana tahaks ta ütelda, et ükski sponsor ei ole väga huvitatud oma raha meeskondadesse ja või liigasse suunamisest, kui selliste asjadega on probleeme. Ma ütlen, et kindlasti meil on kord kuus on meil meistriga nõukogu, kus kõik klubi esindajad on kohal ja seal on sellised probleemid kõik tõstatatud ja jutuks ka,
no kokkuvõttes me oleme koos alaliiduga valinud endale need meediapartnerid, kes need ülekannete eest vastutavad ja nii on, et ega klubid otseselt ise ei saa sinna ülekannete kvaliteedi tõstmiseks nüüd väga palju kaasa aidata, et ongi see jah, et kas me tagame selle side tagamine side või taga, aga mõnikord ei pruugi sellest ka mingit kasu olla, noh et seal ma tean, meil Keilas on küll igatahes kaabliga kõik asjad seal tehtud, et ei ole mingi, ma ei tea, üldse kuskil wifi, see ikka peab olema kaabli, eks ole. Et need kaablid on kõik olemas, no ma ei tea, nagu see tule läbi või see tule. Küsimus on, mis kaabli sees toimub. Jah, täpselt, no et seda me ei saa mitte kuidagi mõjutada ega seal mitte kaasa aidata. Ei, ikka lõpuks saate küsimus ongi, et mis sinna sisse voolama pandud on, aga lõpuks ei, no kui me saame, siis ega need kaablid meie omad ei ole, saalid ka meie omad. No see on tervisekeskus isegi näiteks, aga noh, selles mõttes, mis diilid seal taga on sidefirmaga näiteks, on need asjad, mis on siis kõikide asjaosaliste võimuses lahendada või sättida nii, et nad oleks maksimumi peal, aga lõpuks, kuna see on see põhiline nii-öelda nagu sidevahend seal, kust kaudu see pilt peab jõudma päris mitmesse kohta, kus juures veel mitte ainult sinna meediapartneri juurde, et siis lõpuks nagu tehnika jupsib ka vahel, lihtsalt nagu päriselt jupsibki. Ja see on selle sidelahenduses sisse kirjutatud, et hooaja peale võib seal midagi sellist juhtuda. Nii, Egon kirjutab meile ka vana ja kirjasaatja, et viimastel aastatel on kettaheitis odaviskes läinud jälle moodi erinevad tuulevõistlused, et nihutada oma rekordid kaugemale ja teenida niimoodi pääsmed kõrgematele võistlustele ja auhinnarahadele. Kas oleks aeg kehtestada ka nendel aladel mingid tuulemõõtmise reeglid, et seda välistada ja ta lisab veel, et legend räägib, et kunagi aeti isiklike rekordid taga Kohilas, kus tulemusi mõõdeti purjus pea ja sammudega, et kas sellel legendil on teie arvates ka mingi tõepõhi all. Kui vaadata rekordiraamatut, siis Kohil on tõesti päris kenasti esindatud. Jah, tõesti Kohilas lihtsalt tehti mingi hetk päris palju sellised kergejõustike võistlusi, kus Gert Kanterid ja odaviskajad käisid palju võistlemas, ma olen ise seal neid võistlusi päris palju vaatamas käinud ja kajastanud, ma küll ei mäleta, et seal sammudega oleks mõõdetud või kohtunikud oleks jokkis olnud, küll aga peab tunnistama, et Kohila staadion ongi soodne nagu teatud võib-olla ka tuuleiilide mõttes nagu tulemuste tegemiseks, aga ma seda Kohilat väga ei tooks esile, et küll aga mäletan seda, et kunagi, kui Gert Kanter käis püüdmas omal ajal seal Helsingboris neid tulemusi, siis ma kirjutasin kunagi kommentaari, et rõõm luhtunud rekordiüritusest, et see oli nüüd küll asi, mida mina nagu ei osanud nagu väärtustada või milles nagu väärtust näha, et sa lihtsalt lähed, ma ei tea, tõstad selle kettaheite sektori täpselt sellise nurga alla, nagu parasti tuul puhub ja siis kukud seal leitma mingid tulemusi püüdma ja mingid naljavõistlused ei tulnud välja, siis aga teeme kohe uue võistluse ja teeme uuesti ja no see on huumor ja minu arust sellist asja ei tohiks nagu olla. Jah, kuigi seda on ju ammu räägitud, eks, et meie kergejõustiku nii-öelda kohtunikel ehk siis kes mõõdavad, et nad ikkagi selle mõõtelindi otsa vaikselt niisugune meetri nagu varukasse endale panevad. No jah, tänapäeval muidugi väga palju enam mõõtelindiga ei mõõdeta, eks ole, et aga väiksematel võistlustel kindlasti. Võtan veel siit ühe kirja, mis tuli siis vastuseks siis Jaani viimasele kommentaaridele, mis puudutas siis laskesuusatamist ja kirjutaks nii, et ei ole õige panna kogu vastutus spordiajakirjanike peale. Ärge unustage, et Eesti laskesuusatamise federatsioonil on president, juhatus, peasekretär, spordidirektor, abitreenerid ja paljud teised, kellel on sportlaste heaolu ees palju suurem vastutus kui spordiajakirjanikul. Jutt käib siis sellest, et miks lasti sel peatreeneril miks ei toodud seda teemat ülesse ja miks peatreener sai sellist tööd teha, ehk seda poolt kohal ja nii edasi. Ja tegelikult Jaan, sa tõid ju kommentaaris välja ka. Tõin välja, absoluutselt. Ja no okei, selles mõttes, kui nii-öelda meediakriitikat teha, siis minu arust Jaani lugu rääkiski sellest rohkem. Lihtsalt pealkirja oli ta
pannud siis loo viimase veerandiku pealt hoopis ERR-i või ajakirjanike kriitilise, et tegelikult see lugu rääkiski minu arust sellest, millele siis antud kuulaja tähelepanu pöörab, miks sa seda tegid, seda ma ei tea. Aga miks sa just selle pealkirjaks valisid, kuigi lugu oli tegelikult... Sa ju tead. Tegelikult jällegi see on täpselt see sama nagu minu meediakriitika oli jalgpalli ajakirjanikele viidatud, et ajakirjanikul on kohustus kaitsta sportlasi, kui nad on nii-öelda põhjusel või teisel kuskilt alla jäänud, nende tingimused keemanud, kõik nii, ja praegusel hetkel sportlasi ei kaitstud. Sellepärast, et pärast ütlesid ju kõik, no kuulge, see on täiesti absurd, kui Siimar ütleb, et lõpuks mul täiesti savi, kas treener on seal või ei ole, eks, aga kõik nad rääkisid, et neil olid sellega seoses probleeme ja pigistada silm kinni ja mitte aidata sportlast, see on minule vastuvõetamatu lihtsalt. Aga siin on päris hea asi ka toodud ära, et kindlasti on ka Delfi sporditoimetuse sportlaste kontaktid olemas, ometigi loeme Delfi sportlaste rahulolematuse kohta refereeritud artikleid. Milles küsimus on, Jaan? Ei, see oli ka meil teemaks. See oli ka meil teemaks ja ometigi meil käis ajakirjanikud ka MM-il ju. No just, aga me oleme omalt poolt ka selle läbi arutanud ja läbi ekseldanud, milles põhjus on, eks. Aga põhjus on küllaltki palju just meil selles, eks, et me oleme väga, meie ajakirjanikud on tegelevad väga mitme erinevad. Sa oled isegi aru, et ei saan küll. See on sama asi, mis sa sellest jalgpallist välja tõid, et ma eeldan, et siin oleks pidanud ikkagi samasugune laikajastus olema. Ei, absoluutselt olen nõus, aga meie lahkasime seda probleemi ja jõudsime ka järeldustele. Nii, ja siis keegi Andres on teinud siin tõesti saatnud mingi imeliku kirja koos mingi pildiga, et kas teil ei tundu, et eriagent Peep Pahv on iseäranis sarnane maskis laulja osalise Pallimerega, et Peebu meisterlikkus lauluoskuses pole keegi iial kahelnud. Ei, mina küll olen. Mis asja? Nii on kirjas siin. Kahelnud ja olekski aeg Eesti, miks mitte ka maailma muusikatööstust raputama. Kusjuures, ma olen meie... Sul ees või? Ei, mul pilti ei ole, ma nägin seda pilti, see meedis. Ma olen põgusalt mõnda saadet... Kaamera saab siit selle kätte. Ma olen põgusalt mõnda saadet näinud, seda konkreetset Pallimerd ma ei ole näinud, aga ma ei tea, kui hästi ta laulis, siis kui laulis kehvasti, siis see muidugi mina ei olla, sest mina oleks laulnud nagu suurepäraselt. Pean tunnistama, et ei ole vaadanud ja kuulanud. Nii, aga mis ma nüüd Peebu lauluoskuse kohta ütlen, on see, et Peep on meil saates laulnud. Ja suurepäraselt esitanud aastavahetuse hitte ja muid laule. Aga Tarmo ei ole seda teinud. Seetõttu Tarmol ei tohiks olla vähematki õigust teha kriitikat. Aga ma nüüd oskus vaikida on elus päris väärt oskus, ma võin sulle vastu öelda. Nii, aga ma nüüd lõpetuseks võtan ka meie väga vana kirjasaatja Mihkel Plaasi kirja, kes kirjutab, et ta on Taebla mees ja ta kirjutab siis nii-öelda Enn Kerge, kedast me siin eelmine kord rääkisime. Enn Kerge on ise ka kirjutab, aga ma meelega valisin siis ikkagi Mihkel Plaasi selle kirja, et ta kirjutab nii, et tahtsin ütelda, et Enn Kerge on minu küla mees ja tegelikult väga kõva vana, on seda kohalikku spordi asja laanud juba 40 aastat, et mina läksin Taeblas kooli 1996, siis oli seal juba mitu aastat kindlasti tegutsenud, et mees on seal teinud kõiki asju õpetanud ja korraldanud jalgpalli, korvpalli, võrkpalli ja tänavakossu ja kõiki asju, et ta ongi tõeline maasool, et jah, ja Enn Kerg ise kirjutas meile ka ja rääkis, mis ta nagu seal, mis mees ta nagu on ja nii ongi ja siin on Jaanil hea soovitus, et tee temaga üks lugu, Jaan. Võiks teha küll, sealt saab täpselt pildi ette, miks Poolak nii populaarne on, kui ta on, eks ole. Kuule, aga see on hea mõte. Rääkides, et see on väga hea mõte. Kirju ei tead veel päris palju, aga ma olen täna nii pikalt siin rääkinud. Kui meil juba Rentslisse on lennanud see ilmselt paremat hetke nädala pärast, ma ei mäleta seda, et mulle kirjutas siin saate eel
ja saate eel natukene napilt jah, kirjutas üks meile väga hästi tuttav endine spordifotograaf, täna lihtsalt fotograaf, kes sattus hiljuti kokku Erki Noolega. Ja mäletate seda teemat, kui meilt küsiti, et palju Erki Nool täna teivast hüppaks ja ta võttis siis Erkiga selle jutu üles ja vahendab meile nüüd, et meie saates kõlanud 4 meetrit võiks olla täitsa adekvaatne pakkumine. Et 10 sammu pealt peaks selle ära tegema küll, kõrgemal oleks kahtlane. Eks me jagame asja. Just, nii. Tervitused Jarek Jõeperale. Nii, ja sellega saade läbi ja kuulake meid järgmine kord. Mehed ei nuta. Saate tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.